Tere päevast, austatud Riigikogu ja tere kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siit istungisaali rõdudelt või sinise ekraani vahendusel. Me alustame 10. detsembri infotunniga ja head kolleegid, kõigepealt on mul teile palve, et teeme kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 14 Riigikogu liiget, puudub 87. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: peaminister Kristen Michal, kultuuriminister Heidy Purga ja regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras. Tere päevast, lugupeetud valitsuse liikmed! Ning meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit ning selle küsimuse raames saab see Riigikogu liige võimaluse esitada ühe täpsustava küsimuse. Lisaks saab selle küsimuse raames üks Riigikogu liige võimaluse esitada lisaküsimuse. Ja kokku meil on 13 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja teemaks on poliitiline eksperiment. Urmas Reinsalu, palun. Aitäh, härra peaminister! Ilusat pidutuju täna õhtuks. Kuulsin, et valitsus on organiseerinud koos presidendiga täna nii-öelda jõulupeo. Aga minu küsimus poliitilise eksperimendina puudutab seda, et valitsus sisuliselt nii-öelda demokraatliku legitiimsuse kriisis on praegu sisulise dialoogi väga erinevate huvirühmade ja institutsioonidega katkestanud riigis. Täna surutakse läbi parlamendis eelarve, kus eelarvenõukogu, mis viib Eesti defitsiiti spiraali, kus eelarvenõukogu hoiatusi ei arvestatud. Eile võeti vastu jäätmereform, kus ettevõtlusorganisatsioonide konsensuslikku seisukohta seoses ka muuhulgas toiduainete hinnatõusuga täiendavalt ei arvestatud. Rektorite nõukogu nendib, et valitsus on valelikult oma sõna murdnud. Energiamajanduse arengukava puhul te ei arvestanud Tööandjate Keskliidu konsensusliku volikogu seisukohaga. Tööandjate Keskliidu seisukoha kliimaseaduse puhul liigutada edasi, ei arvesta samuti ettevõtlusorganisatsioonide seisukohaga. See on väga murettekitav praktika, et me tegelikult valitses asetseb ühes nii-öelda võimuvertikaali ruumis. Jah, te saite taktikalise võidu ja teie suunise järgi härra Veidemann kõrvaldati Ringhäälingu nõukogu esimehe kohalt. Aga kuulge, mis meil toimub? Miks on valitsus nagu nii-öelda süsteemselt ja tahtlikult sisulise dialoogi demonteerinud ettevõtlusorganisatsioonidega, ekspertidega, ühiskonnaga ja huvirühmadega laiemalt? Ja ma esitan teile selles vaimus konkreetse küsimuse. Täna hommikul oli mul kokkusaamine kohtunike ühingu juhtkonnaga, kes väljendasid valitsuse kavandatavate plaanide osas, mis tegelikult toovad kaasa kohtunike ühingu ja laiemalt Eesti kohtunikkonna hinnangul tõsise ohu õigusemõistmise sõltumatusele, et kohtunike ühing on kirjutanud kõigile ministritele, valitsusele protestikirjad ja ei ole saanud vastust. Härra peaminister, kohtunikkond, Eesti kohtud on võimusüsteemi 3. võimuharu. Miks te ei vasta meie kohtunike murele? Ja kuidas kavatsete selle kohtuplaanidega edasi minna ning kas olete teadlik kohtunike ühingu pöördumisest Euroopa Komisjoni poole seoses kavandatavate kohtunike sõltumatust pärssivate muudatustega? Aitäh, härra peaminister, palun. Aitäh, hea Riigikogu esimees ja Reinsalu. Aitäh küsimuse eest, ilusat jõuluaega teilegi. Ja jõulude ajal tõepoolest on kombeks, et Vabariigi Valitsus saab Vabariigi presidendiga kokku ja tema kutsel selline üritus tõepoolest toimub. Ja ma arvan, et tõepoolest selles ei ole midagi halba. Et ongi vist loomulik. Nüüd mitut asja. Kõigepealt te rääkisite pikalt ja soravalt lugesite ette oma neid jutupunkte, kuidas valitsuses ei suhtle ettevõtjatega. Siin, ma arvan, te olete eksiteel. Need jutupunktid on ilmselt teil kuidagi jäänud sahtlisse eelmise valitsuse ajast või eelmiste valitsuste ajast, et minu valitsusel on väga hea suhe ettevõtjatega. Kordan seda, et oleks klaar. Jah, me ei ole alati kõikides asjades ühel nõul, mis on loomulik. Ka sõbrad ei ole alati omavahel ühel nõul, see on loomulik.
aga ettevõtjatega on väga hea klapp, et näiteks eilegi kogunes jälle majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoda, suhtleme jooksvalt erinevate ettevõtjate organisatsioonidega ja selles samas nõukojas, mis valitsuse juures peaministri kutsel tegutseb, peaministri juures tegutseb, sinna on tulnud üle 700 ettepaneku, neist juba vähemalt 300 pluss on läbi vaadatud ja 50 on vist isegi ellu viidud, et ma peast täpselt numbrit ei mäleta, aga vaatan järgi. See täpne loetelu on Riigikantselei leheküljel olemas, et igaüks saab ise näpuga järge ajada. Et selle hulka käivad väga sellised nagu olulised protsessid, mis puudutavad lihtsustamist, planeerimisseadused, erinevad menetlused, väga paljud muud asjad. Nii et selles mõttes te olete eksiteel. Suur osa teie väitest põhines sellele, et meil justkui pole ettevõtjatega klappi. On, hea klapp on. Ja pigem siin vasakult aknapoolsest reast heidetakse meile pidevalt ette ettevõtjate huvidega toimetamist, nii et eks te peate opositsioonis omavahel kokku leppima, kumb see süüdistus siis parajasti on. Nüüd teiseks, mis puudutas kohtureformi, ma arvan, mu mälu ei peta, teiegi olete justiitsminister olnud, minagi olen, et kohtute korralduse optimaalseks muutmisest on olnud aastakümneid juttu. Eks on otsitud pidevaid lahendusi. Muret on ju palju, et kohtunikkond vananeb, uusi inimesi on sinna peale vaja, kohtud ise üritavad oma toimetamist optimaalsemaks muuta, väga tihti ka just selle sama mure pärast, et asjad liiguksid kiiremini, kohtunikud muretsevad selle pärast samamoodi nagu ettevõtjad. Ja ütleme, et kohtureformiks on tulnud hulk ettepanekuid, viimased ettepanekud vist isegi Riigikohtust, nii et sealt see kohtureform on nüüd alanud. Kohtureformiga tuleb kindlasti palju debatti veel pidada, et see kindlasti ei ole valmis reform ja ma olen ise ka justiitsministriga vestelnud, et ta kindlasti vestleb osapooltega ja ma tean ka parlamendis vastavad komisjonid peavad olulist debatti või avatud debatti kohtunikkonnaga, nii et seal, ma arvan, saab ühe laua taha küll kõik osapooled ja saab ühise lahenduse leida. Aitäh! Aitäh! Ja Urmas Reinsalu, teil on täpsustav küsimus, palun. Oi, härra peaminister, ilusat jõuluaega muidugi. Tähendab, küsimus on nüüd selles, et minu küsimus oli konkreetne. Miks te ei ole Eesti kohtunike ühingu esindajatele teie valitsus vastanud? See oli väga konkreetne küsimus ja ma palun teile vastust. 149 kohtunikku ja emeriitkohtunikku on oma protesti ja tegelikult hävitava hinnangu sellele aastakoosolekul andnud. Küsimus lihtne. Miks te ei ole Eesti kohtunikele pidanud võimalikuks vastust saata? Teiseks küsimus, mis on teie vastus, kui te kõnelesite heast koostööst ettevõtlusorganisatsioonidega, ettevõtlusorganisatsioonidele selle kohta, et jäätmereform halvendab meie konkurentsivõimet, tõstab hindu ja ka tekitab raskusi inimeste ostujõus. Kolmandaks, mis on teie vastus Eesti Tööandjate Keskliidu konsensuslikule seisukohale? Teie kaua tehtud kaunikene, härra peaminister. Elus on hetki, mis ei unune. Kliimaseadus. Te olete aastaid sellega teinud, te olete oma elutööks loete seda ja tegelikkuses hävitavalt, konsensuslikult Tööandjate Keskliidu volikogu ütles, visake see prügikasti. Mis on teie vastus Tööandjate Keskliidule? Mis on teie vastus Tööandjate Keskliidu seisukohale, et nad ei kooskõlasta teie jällegi vedamisel tehtud energiamajanduse arengukava, kus te väitsite, et suudate ennustada lausa 10% täpsusega, mäletate kevadel oli niisugune koomiline momentum elektrienergia kilovati hinda aastal 2035. Ja mis on teie vastus eelarvenõukogu protestile, et te tegelikkuses olete demonteerinud siseriiklikud eelarvereeglid, vaatamata eelarvenõukogu hoiakule? Vastake neile institutsioonidele, ekspertidele, ettevõtlusorganisatsioonidele, huvirühmadele. Siin armsa Eesti rahva ees 12.09 jõulukuu ajal. Aitäh teile. Sõna on peaministril. Härra peaminister, palun. Aitäh, hea Riigikogu esimees. Mul on jäänud mulje, et Riigikogu esimees juhatab seda infotundi, et kui rollid ei ole muutunud. Vastab tõele. Aitäh, härra Riigikogu esimees. Riigikogu esimees annab sõna, nii et härra peaminister, sõna on teil. Aitäh. Seda esiteks. Nüüd teiseks, jah, kohtutega suheldakse pidevalt, pöördumisi tuleb pidevalt, selle sama kohtute reformiga ka. Et
mullu novembris minu mäletamist mööda, ma nüüd vaatasin vahepeal ka uudistest järgi, tuli seesama kohtute reformi osasest ettepanekust tuli Riigikohtust, nii et eks kohtunike sees on ka erinevaid arvamusi. Et seda debatti, kuidas, millised lahendused on parimad, tuleb nii kohtunike kui Riigikogu erinevate osapoolte ja komisjonidega pidada. Ja ma arvan jah, et see on nagu võib-olla veidi ülepingutatud hoiak, et kohtusüsteemis midagi paremaks muutmist ei vajaks. Et küllap vajab, need lahendused tuleb arukalt otsida, et jah, mina mäletan seda, see on umbes sama habemega lugu, kui omal ajal oli avaliku teenistuse reform, mille ärategemist vist oodati 11 aastat, kui ma õigesti mäletan, ja lõpuks tuli siin olija justiitsministriks ja saigi tehtud. Et ehk me suudame ka siin üheskoos selle kohtute reformi teha nii, et sellest sünnib mingit kasu. Ja veel kord, kui on asjalik ettepanekuid, need kindlasti tuleb arutada ja me ei maksa ennast lukku mõelda. Kliimaseadus ettepaneku tegijate hulgas või selle algatajate hulgas on ikkagi need, kes selle vastu praegu võitlevad. Nii et minu elutööks seda võib-olla ei maksa lugeda. Aga ettevõtjate poolt see tagasiside on jah selline, et üldjoontes, kui on selge, kuidas nüüd investeeringuid tehakse, niinimetatud teekaartide mehhanism, siis on võimalik ennustada, mis selle seadusega saab. Ja ma ise mõistan ka selle etteaimatavuse vajadust, nii et sellega tööandjate ja Kliimaministeeriumi vahel debatt käib. Ma ei oska öelda, kui kiiresti toimetada jõuab selles parlamendi koosseisus, kui ei jõua, siis jääb järgmistele. Nüüd ENMAK-ist, energiamajanduse arengukavast. Ma ei tea, jah, ma arvan, et siin olete te ka veidi valel teel, et minu meelest on see saanud palju ka positiivset tagasisidet, et energiamajanduse arengukava plaanid, selline teeseldud naer ei aita väga kaasa, et energiamajanduse arengukava on üsna hästi koostatud. Varasem teie parteikaaslane Anvar Samost isegi kiitis seda Twitteris, ütles, et see on esimene ideoloogiavaba energiakava, kui ma õigesti mäletan, ma pärast võin üle kontrollida selle. Nii et lähtuge tema seisukohast. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud peaminister. Te ütlesite, arvamusi on erinevaid kohtureformi osas, ka kohtunike seas. No tõepoolest on erinevaid. Kohtunike ühingus toimus ka selle seisukoha väljakujundamise osas hääletus. 4 oli poolt, 3 erapooletut ja 138 vastu. Et tõepoolest on arvamusi erinevad. 16 riigikohtunikku on negatiivset arvamust selle osas arvanud. Kõik kohtud on andnud negatiivse hinnangu sellele. Juhin tähelepanu, kõik kohtuastmed on andnud selle negatiivse hinnangu. Et ma küll loen siit välja, et pigem on konsensuslik vastuseis kogu sellele eksperimentaalsele reformile, mida praegu tahetakse jõuga läbi suruda ja mida justiitsminister Liisa Pakosta õigustab, ütleb, et ega seal ei olegi vaja mitte mingisuguseid muudatusi teha. Juhin tähelepanu. Teie ütlesite, et on vaja arutada ja leida konsensust. Liisa Pakosta oli eelmine nädal siin, ma küsisin ka tema käest. Ei ole vaja teha olulisi muudatusi seal. Kõik läheb paremaks. Te võite Riigikogu stenogrammi lugeda, saate teada, mida teie valitsuse liige on arvanud, aga kohtunikud on arvanud, et see kohtute liitmine seab kahtluse alla kohtupidamise sõltumatuse. Väga tõsiselt on seda toonitanud. Kollegiaalne juhtimine likvideeritakse selle reformi kaudu. Elukohajärgne kohtupidamine satub ohtu, mis on oluline just inimestele kohtuteenuse kättesaadavuse seisukohalt ja nii edasi. Seda loetelu võib pikalt jätkata. Et kas te olete valmis justiits- ja digiministriga tõsiselt vestlema, et ta asuks nii-öelda dialoogi, sisulisse dialoogi kohtunikega ja võib-olla kuulaks ka teid siis peaministrina, kui te tõesti siiralt kompromissi tahate leida? Aitäh! Aitäh! Jah, ma kõigepealt vabandan, ma eksisin. Anvar Samost kiitis elektrivarustuskindluse aruannet. Et öelge Urmasele edasi, ta vist läks Anvarile helistama, et kontrollida seda fakti. Seda esiteks. Teiseks, loomulikult olen nõus vestlema justiitsministriga, ma teen seda suurima heameelega. Nagu ma ütlesin, kohtute reform on suur otsus, seal on erinevaid arvamusi. Riigikohtu esimees on teinud ettepanekud, Riigikohus on teinud ettepanekud ühel viisil, osa kohtunikkonnast arvab teisiti. Nii et ma arvan küll jah, et me peame otsima parimat võimalikku lahendust. Et mulle tundub, et siin te jah veidi sellist üritate
võib-olla ma saan aru opositsiooni tööna, aga muljuda lahtist ust. Et me kindlasti vestleme sellest ja Riigikogu komisjonid kindlasti kuulavad ära nii kohtunikkonna arvamuse kui kõikide teiste osapoolte. Et see on minu meelest loomulik suurte reformide puhul. Aitäh! Suur tänu ja sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on samuti peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Martin Helme ja teemaks on väärtus või valitsuse väärastamise tegevuskava Eestile. Ma loodan, et Martin Helme siis selgitab, mida ta täpselt silmas peab sellega, aga Martin Helme, palun. No lootus sureb viimasena. Jaa, valitsus võttis mõne nädala eest vastu selle, mida ta ise nimetas LGBTIQ tegevuskavaks ja tegemist on siis üle kõikide valdkondade suure ja pikaajalise plaaniga Eesti ühiskonna väärastamiseks. Seda oli mõeldud ja midagi siin öelda ei ole, me kõik teame seda teie ideoloogiat, kui asi on perversne, siis see Reformierakonnale meeldib, seda tuleb rahastada, seda tuleb pähe määrida inimestele. Aga nüüd on siis võetud valitsus vastu selline ametlik poliitiline jõuõlg, millega hakatakse ühiskonda väärastama tõesti näiteks ühiskonnas nii põhikoolis kui gümnaasiumis ajalootunnid, inimõpetuse tunnid, ühiskonnaõpetuse tunnid hakkavad siis selgitama, kuidas erinevad perversused, seksuaalvähemused on tegelikult normaalne ja tore asi ja hakatakse õpilastele seletama, kuidas nad ka tegelikult võib-olla ei olegi päris normaalsed. Loomulikult on seal juures siis kohalikel omavalitsustel kohustuslik, vähemalt kord aastas kohustuslik koolitus läbi viia oma ametnikele, et nad edendaksid ikka seda transsoolisuse ja kvääri asja. Siis on meil sisejulgeoleku valdkond, kus on kohustuslik plaan õpetada siis julgeolekuasutusi, kuidas paremini ära tunda foobikuid, sest meil muud kuritegevust enam ei ole, millega võidelda, siis on vaja foobikuid hakata taga ajama ja vangi panema. Vanglatele on ette nähtud eraldi tegevusplaan. Me kõik teame, mida see tähendab. See tähendab seda, et pervertidest meesvangid saavad ennast lasta naisvangide hulka panna, et saaks vägistamisega tegeleda, kuna nad ennast ise naisteks peavad. Sotsiaalvaldkonnas siis suunatakse kogu raha ja kogu tähelepanu igasuguses psühholoogilises nõustamises niimoodi, et seda hakatakse tegema läbi äärmusliku, loomuvastase ja loodusseadusi eitava ehk teadusvastase sellise radikaalse agenda jõustamise. Mul lihtne küsimus, et kas peaministri arvates on Eestis vaesus likvideeritud ja õpetajate puudus on lahendatud, palgamured ka? Kas avalik kord on meil nii hästi, et meil petukõnesid enam ei toimu, et nüüd on valitsusel siis aega tegeleda ka nende asjadega, ühiskonna äärmusideoloogia täielikel äärealadel olevate pisikeste marginaalide peale surumisega meile kõigile teistele? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Mis ma oskan teile siin kauni jõuluaja alguses öelda? Eesti on põhiseaduslik riik. Sellega me vast saame kokkuleppele. Põhiseadus ütleb ka, et kõik on seaduste ees võrdsed ja kedagi ei diskrimineerita. Rahvuse, rassi, nahavärvuse, sookeele päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste tõttu, varalise, sotsiaalse seisundi ja muude asjaolude tõttu. Ja teie tahate, et see ei oleks nii, nagu põhiseaduses on kirjas. Võrdõiguslikkus ja võrdsed õigused, inimeste heatahtlik ja väärikas kohtlemine on liberaalse demokraatia ja vaba riigi üks tunnuseid ja alustalasid. See jaotamine, kes on sobiv, kes ei ole sobiv, kes kus tohib töötada, milline on mehe või naise koht, see ei ole selle liberaalse demokraatia, nagu me Eesti oleme rajanud, baas. Ja mind pigem üllatab, sest konservatiivne maailmavaade, mida te justkui peaksite ju vedama, ei peaks olema mitte kellegi allasurumises, vaid siis positiivsete asjade justkui säilitamises ja põhiseaduslik vabadus olla ja ennast realiseerida mis tahes viisil ilma diskrimineerimata võrdsena teiste hulgas, kindlasti on selline väärtus. Nii et ma ei oskagi öelda, ma kuidagi olen väga üllatunud, et ma mäletan EKRE võitlust, millega te vist võitlesite koolides lillade karudega, eks ju, erinevate asjadega ja kogu aeg nurga tagant sõidab see vikerkaare värvides või lilla teerull teil välja, et äkki prooviks enne jõule mitte seda teha, et võrdõiguslikkus on väga oluline. Kõikidel inimestel on õigus Eestis toimetada, olla nii, nagu nad on.
Ja nagu ütles kunagi kaunilt Lennart Meri, et nende vabaduse piir läheb seal, kus hakkab teisi inimeste vabadusi piirama. Aitäh! Aitäh ja Martin Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ei sõida nurga tagant teerull välja. Teerull sõidab täiesti ilusti valitsuse hoone peaväravast välja ja ise kehtestate seda. Et meil siin hiljuti oli Postimehes tehti üleskutse teha kultuurisõjas vaherahu. Aga teie ju ei tee seda vaherahu. Teie ju teete kogu aeg sõjakuulutusi normaalsusele. Ja diskrimineerimine tuleneb meie põhiseadusest, aga diskrimineerimisega tegelevadki ju meil need, kes ennast nimetavad liberaaldemokraatideks ja sallivuslasteks. Ise ütlesid praegu, et me ei peaks siin tegelema selle arutamisega, kes on sobiv ja kes kus tohib töötada. Halloo! Te võtsite eile Rein Veidemanni maha ERR-i nõukogu esimehe koha pealt, sest tema ei sobinud sinna töötama, sest tema sobivus ei kõlvanud liberaalsele, agressiivsele äärmusideoloogia kehtestavale seltskonnale, kes praegu Eestis märatseb, ehk teie valitsus. Ehk siis Istanbuli konventsioon, mille denonsseerimist me taotleme, küllap tuleb varsti Riigikogusse see petitsioon arutelule ka, kohustab Eestit vastu võtma seda samast äärmuslikku tegevuskava haigete ideoloogiate peale surumist nii koolides, vanglates, politseile, kohalikule omavalitsusele, sotsiaalvaldkonnale kohustab sinna raha andma, eks ole. Teie rõõmsalt teete selle ära. Ja nüüd me näeme tegelikult, mida see praktikas tähendab. See tähendab praktikas seda, et mitte mingisugust sallivust ei ole, mitte mingisugust sellist juttugi ei ole, et me ei taha tegeleda sellega, et kes sobib ja kes ei sobi. Kes ei sobi, sellel võetakse pea maha. Nägime seda eile õhtul ERR-i nõukogu koosolekul. Ja diskrimineerimisega tegelete teie. Mul lihtne küsimus, et miks te siis oma sõnade järgi ei ela? Miks te siis kiusate taga ja diskrimineerite ja ahistate ja ründate inimesi, kes teie äärmusideoloogia kehtestamisega on eriarvamusel ehk ei ole sellega nõus? Härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea Riigikogu esimees, hea küsija, et vaadake, kui Rahvusringhäälingu juht võtab liigitada inimesi sobivateks ja mittesobivateks, siis ilmselt ei saa ta ka veidi pahandada, et selle kohta arvatakse, et seegi ei ole sobiv. See on vaba ühiskonna tunnus, kõigil on õigus sellest arvata. Kui Rahvusringhäälingu nõukogu otsustab nõukogu esimeest vahetada, siis seegi on nende pädevus. Ma olen ka viisakalt öelnud, et see ei ole kuidagi isiklik. Rein Veidemanni suhtes ma ei kutsu teda tühistama, vastupidi toetama, mõistame, keeruline olukord, keerulised laused, aga see ei tähenda seda, et me saame nõustuda sellega, mida ta ütles. Sama hästi võiksin ju mina siin öelda, et ma ei esita siin seisukohti peaministrina, vaid lasterikka pere isana ja ütlen ühte, teist ja kolmandat ja ütlen, et seetõttu ei lähe see arvesse, aga kahjuks läheb. Seda esiteks. Teiseks, kuidas te nüüd võtate seda, et ühed seisukohad on nagu sobivad, teised ei ole. Ma ütleks, et järjepidev tulebki olla, et Kris Kärner, kes minu meelest sobiks selle ägeduse tõttu pigem EKRE-sse, oleme ausad, millegipärast on justkui Isamaa fraktsiooni võetud. Ajutine eksitus, olgu, jääb teie hingele, ise teate. Et sobiks pigem EKRE-sse oma sellise ägedas, mitte kirgliku sõnavõtu puhul, kus ta lubas inimesi seina äärde panna, rippuma panna ja kõike muud. Sellised seisukohavõtud ei ole üleskutsena kuidagi sobivad Eesti liberaalsesse demokraatiasse, et ei saa eeldada, et poliitiku sõnast ühel hetkel ei saa tegu. Ka teie hoiakud sellest, et Istanbuli konventsioon tuleks tühistada, vaadake, see kaitseb ju tegelikult naisi vägivalla vastu. Siin maja ees loetakse ette praegu, minagi käisin seal aktsioonil, ma ei tea, kas keegi EKRE-st käis, perevägivalla väljakutseid. Siin maja ees on president Kaljulaidi fond, seda teeb. Ja ütleme nii, et suurel hulgal juhtudest on just naine nõrgem osapool, mees on see vägivallatseja, vahel ka teistpidi, aga me ei saa seda kuidagi tolereerida ja me ei saa tolereerida selle pisendamist ka. Sest vaadake, teie sõnumist, et Istanbuli konventsioon ei ole vajalik, vägivalla vastu ei tule astuda, sellega ei tule tegeleda, ühel hetkel saab tegu, keegi võtab sellest teo. Nii et seetõttu jah, ma ütlen, et tuleb vahet teha, mis on liberaalse demokraatia puhul võrdõiguslikkus, kuidas inimeste õigusi kaitstakse, sellel hoiakul, et ärme taga ühiskonnas võrdsid õigusi ja turvatunnet kõigile. Aitäh!
Aitäh ja lisaküsimuse esitab Anti Poolamets, palun. Hea küll, teile sobiks tegelikult preestriamet selles mõttes, et te oskate väga pühalikult kõneleda, aga kahjuks te kõnelete pühalikult väga madalatest asjadest. Igal juhul on Eesti õiguskorraga lood kehvad minu meelest, et te üldse siin olete, sellepärast et kui meil oleks õiguskord, siis ämmakapist keegi raha ei suudaks välja võluda. Aga nii ta on, selle eest kisute siin ühiskonda lihtsalt lõhki sellega, et te raiskate ära meie tähelepanu, te raiskate ära politsei ressurssi, te raiskate ära õpetajate ressurssi, te raiskate ära erinevate eluvaldkondade ressurssi lihtsalt selleks, et saaks noorte ajusid pesta ja kõikvõimalikku rumalusi teha. No korraks vaatan siin, mida siis plaanitakse jällegi, mida plaanitakse inimese õpetuse raames noortele. Seal on ilusti kirjas, bioloogilist sugu tuleb õpetada ja sotsiaalset sugu ka. Igal juhul oleks väga huvitav teada, kas teie olete ka selle ajupesuga nõus, et on olemas intersoolised inimesed ja teistsugused väljamõeldised. Aga ma tahaks jätkata ka sellega ikkagi, et te mainisite siin, õieti kiitsite takka, et Rein Veidemann maha võeti oma kohalt, et ta oli küll oma väljendustes väga leebe ja leidis, et isadepäeval ei tohiks laste ostmist eksponeerida või sellist paari. Et tuleb välja, et kiidate heaks ka Eesti Vabariigis toimuvad nii-öelda kuritegelikud tegevused, sest Eestis on laste ostmine keelatud asendusemaduse teel raha eest. Et paistab, et juriidiline haridus on ka raisku läinud. Et mida te siis arvate, kas laste ostu teema on Eestis adekvaatne ja kas seda sobib eksponeerida erinevatel viisidel või peaks see olema, või tähendab, see ongi kriminaalne Eestis, et mis siis sellest kõigest saab? Kogu sellest kupatusest, sellest ajupesust. Aitäh. Mis see küsimus oli veidi segaseks? Aitäh, hea küsija. Mis siis saab, oli küsimus, jah, selge. No, ma just ütleks et nagu Martin Helme just siit ütles, et konservatiivide maailmas ilmselt kõik läheb hukka, et see on siis see maailmavaade. Et naljaga pooleks ma loodan, et ikka kõik hukka ka ei lähe. Et nüüd, ma hästi ei saa aru sellest, et teil on hästi palju sükest emotsioone selles küsimuses, aga raske on aru saada, mida te täpselt küsida tahate. Ma ei tea, mis erialaharidus teil on, ilmselt vaatan hiljem järgi, aga sellest, kuidas õigus erinevatel territooriumitel kehtib, olen ma varasematel infotundidel rääkinud. Kui tahate, võtan teile välja ja jagan teile, et siis saate teada, milline õigus kehtib siin ja mujal. Tasuks ennast kurssi viia, eriti kui Riigikogus seadusandjas töötatakse. Seda esiteks. Teiseks, ERR-i nõukogu puhul, nõukogu ise otsustas valida esimehe, see on nende otsus, seda tehakse enamushäältega, see on alati nii võimalik. Nii et ma ei oska siin nagu rohkem midagi lisada, et ma olen lihtsalt viisakusest öelnud, et selle tõttu ei maksaks seda pöörata isiku kaasuseks või isikut kuidagi vigastada või maha kanda või tühistada Rein Veidemanni. Et püüame ehk nii saada ja ma arvan, et selles ma olen kindlasti tsiviliseeritum kui teie erinevad üleskutsed või teie sellised kiidetud üleskutsed inimeste tühistamisele või maha kandmisele. Ja kõikidel muudel teemadel, ma küsiks nii, et te võiksite mõista seda, et maailmas on erinevaid inimesi, ka Eestis on erinevaid vaateid. Inimestel on õigus armastada seda, keda nad tahavad ja mitte armastada seda, keda nad ei taha. See on vaba ühiskonna tunnus. Ja mind alati nagu paneb pidi hämmastama see, kuidas üle infotunni me siin saame kokku ja konservatiivid alati määratlevad inimese väärtust läbi siis tema magamistoa. Et ma ei saa aru endiselt, mis värk see teil sellega on. Et proovige kuidagi vaadata seda laiemalt ja vabas ühiskonnas on kõigil õigus olla vaba, võrdne ja tunda ennast turvaliselt. Aitäh. Aitäh. Ja sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane kolmas küsimus on regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele. Küsib Riigikogu liige Helmen Kütt ja teema on nüüd väga täpselt sõnastatud: regionaalpoliitika ja ühistranspordiühendused, nii bussid kui rong Elroni viimaste tegevuste näitel. Helmen Kütt, palun.
Ja suur aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud minister. Sõnastasingi selle küsimuse väga täpselt, sellepärast et minister saaks siis hästi ette valmistada ja ka korrektselt vastata. 19. novembril üllatati siis Viljandimaa ühistranspordikeskus sellega, et teatati, ja nüüd on siin kirjast otse väljavõte või öeldud, saatis siis kliendi toe juht Katrin Seiman kirja, milles teavitas, et Viljandist alates juba 24. novembrist toimub päris suur reisirongide väljumise aegade muutus. Varasema hommikuse 6.24 rongi asemele hakkab nüüd rong väljuma kell 7 või läbi, mis on tegelikult väga suur probleem ja kirjast vaadates tundub, et ma ei tea, kas Elron ise ei tea, millal väljub viimane rong Tallinn-Viljandi, kui rõõmustatakse selle üle, et väljub kell 20, nüüd uue graafiku järgi hetkel viimane 18.27, siis see ei vasta tõele. Endine rong, mis oli väljus peale 8 õhtul, olen ise usin rongi sõitja, rongi kasutaja ja ka Sakalas olevad inimeste kirjad, inimeste pöördumised omavalitsuste poole, Kaupo Kase kui transpordikeskuse juhi poole näitavad seda, et see häirib väga paljus inimesi. Ja tõepoolest meie ühistranspordikeskuse juht pöördus siis avaliku kirjaga, nüüd ma küll tsiteerin, et ta pöördus selle murega ja siin on 3 punkti. Esiteks, lõpetage praktika, kus muudatusi tehakse piirkondlike partnereid kaasamata ning nende ettepanekuid eirates, tagage sõiduplaanide muudatus varajane ja sisuline kooskõlastus, sest seda ei ole tehtud, praegu jõuavad ainult otsused, tegutsege nii, et tegelik koostöö oleks võimalik. Ja praegune on ikkagi nii, et tehtud ja nüüd kohanege ise, sellepärast, et kogu bussi graafik on ka rongis sõltuvus. Et miks see nii juhtus, et selline 5 päeva ette teatamist oli see aeg? Aitäh! Aitäh, proua Kütt, selle küsimuse eest. See puudutab kindlasti väga paljusid, eriti just Viljandimaa elanikke. Et see, kas on ülimalt tähtis, et inimene jõuaks ühistranspordiga hommikul tööle, kooli, arsti juurde, pärast ka tagasi. Ja seetõttu ongi ühistranspordi töökindlus ja etteaimatavus on võtmetähtsusega küsimus kogu Eesti regionaalarengu jaoks. Ja ma ei hakka seda olukorda mitte kuidagi ilusamaks rääkima. See viimaste kuude katkestused raudteel, remonditööde ebapiisav koordineerimine, et see on ilmselgelt vastuvõetamatu. Ja me oleme seda koostöös siis kolleegi härra Leisiga, oleme kollektiivselt üritanud leida ka lahendust sellele küsimusele, et oleme istunud maha koos Elroni ja Eesti Raudteega, kes see 2 osapoolt on. Et praegune olukord on selline, et me oleme otsustanud juba aastaid tagasi investeerida siis raudtee taristu arendustesse väga suurel määral, mis teevad selle hektiliseks. Ja ma saan ka aru sellest, et ühistranspordikeskusel on vaja seda koordineerida, sest et teisest küljest osa meie ka tuleva reformi telgedest on see, et bussid oleksid seotud rongidega ja just ajastuse mõttes. Ja kui see etteteavitusaeg on liiga lühike, siis tõepoolest ei saa ühistranspordikeskused või kes iganes korraldavad ühistransporti regioonides, ei saa arvestada sellega. Et 5 päeva etteteatamist on ilmselgelt liiga vähe, et sellega harjuda ja seda me ei aktsepteeri edaspidi. Ja mis kindlasti, et tehnilisi rikkeid ja kõik, mis tulevad ette, ütleme ka tööde hilinemised on võimalik, need juhtuvad aeg-ajalt, see on väga kehv lugu, aga need on arusaadavad. Aga mis ei ole arusaadav ega aktsepteeritav, ei ole kindlasti kommunikatsiooni puudumine reisija suhtes ja kindlasti ka siis kohalike omavalitsuste koordinaatorite suhtes. Et see peab olema selge ja tehtud õigeaegselt. Et me tegutseme hetkel ühistranspordis 3 suunal. Üks on siis ühistranspordi püsiv rahastusraam, et seda saaks pikalt ette planeerida, et me oleks teada, mis on võimalused. Selle me ka augustis kokku leppisime, et ei peaks iga aasta küsima tagantjärele seda, vaid oleks stabiilne. Ja mis me töökorralduse planeerimise poolt oleme arutanud, et seal on meil väljakutsed veel järgmised paar aastat ja siis peaks hüppeliselt see olukord paremaks minema. Aga oleme ka Elroni ja Eesti Raudteega rääkinud, et need etteteavitusajad peavad olema vähemalt 21 päeva. Et ühistranspordikeskustel oleks võimalik, eriti just bussiliiklust, mis on siis rongidele nii siis reisijad ette veavad, et oleks võimalik seda koordineerida. Aitäh!
Suur tänu ja Helmen Kütt, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja suur aitäh, austatud minister, seda on rõõm teada, et järgmistel sellist üllatust ei tule 5 päeva möödudes, aga läheme nüüd sisu juurde. Et tegelikult on ikkagi niimoodi, et varasem esimene rong, mis väljus 6.22 või 24, võin eksida nüüd täpse ajaga, jõudis tegelikult ju Tallinnasse 8:30. See võimaldas inimestel pääseda arsti juurde, kus 9-st olid vastuvõtud. Rõõmustab teie poolt kirjasaatja siis selle üle, et nüüd pääsete kella 10-ks Tallinnasse. No tore on, tegelikult oleks ju vaja varem jõuda. Samas inimesed kirjutavad seda, et arusaamatuks jääb, miks ei peatu Tallinnast 16.28 Viljandis, mis enne oli siis hilisem aeg, miks ta ei peatu nüüd Olustveres ega ka Sürgaveres, et inimesed, kes tegelikult sooviksid seal maha minna, nad seda ei saa. Järgmine rong väljub alles kell 8 ja mina tegelikult väga uskusin, kui teie rääkisite meil siin ka ühistranspordireformist, selle, mille sotsiaaldemokraadid eelmises valitsuses ka algatasid ja rääkisite, et sinna on vaja lisavahendeid, raha, et see paremini toimiks. Te olete erakond, kes räägib pikast plaanist, aga nüüd me nägime, et väga lühikese etteteatamise ajaga on see pikk plaan teil võetud ja tegelikult see ei ole regionaalpoliitiliselt korrektne ja õige, et lülitatakse üks osa nagu välja hommikuse saabumise osas. Me teame, kui halb on bussiliiklus. Kas te teate, et Viljandist viimane buss Tallinnasse tuleb kell 4 õhtul? Kell 4 õhtul. Hiljem enam Viljandist Tallinnasse sõita ei saa rong. Tõsi, rong on olemas õhtused ajad, selle üle aitäh. Ja muidugi tunnustavalt tuleb öelda nende töötajate kohta, kes rongis töötavad, klienditeenindajad, alati väga viisakad, väga kenad, abivalmid. Nemad teevad oma tööd suurepäraselt. Aga see hommikuse rongi hilisem, et kuidas te seda transpordireformi ikkagi ellu viite, kui sellised bussiliikluse nagu kodarad lähevad katki, et maakonna inimesed, kes pidid jõudma rongi väljumise ajaks, mis on täiesti muudetud, aga ka linnaliiklus, mis oli vaja väga kiiresti ümber korraldada ja tuleb tunnustada Kaupo Kaset, kes siiski sellega hakkama sai, aga väga suurte raskustega. Et selgitage, aitäh. Aitäh selle täpsustava küsimuse eest. Eks tulen tagasi selle juurde, et see oli väga kahetsusväärne olukord ja ma olen sellest ka rääkinud nii Elroniga kui Eesti Raudteega, et see teavitusaegade määratlemine on väga keskne küsimus. Seal on olnud ka, ei ole seda ka nii lihtne määrata olnud, aga ma loodan, et me oleme jõudnud ühisele arusaamale, et see teavitustöö liigub varasemaks ja absoluutselt õige on see, et selle kogu Eesti regionaalse liikuvuse alus on see, et bussid saavad vedada reisid ette rongidele, mis liiguvad kiiresti. Nüüd väga detailseid graafiku otsuseid, ma pean tunnistama, et ministri tasemelt ei tehta. Et kui ma aru saan, siis see on tekitanud pahameelt kohalikus kogukonnas. Ma olen selle arvesse võtnud, selle tagasiside ja arutame Elroniga seda, et mis seal tagamad ja võimalused on. Aga ma hetkel pean ka ütlema, et see otsustuspädevus on Elroni käes seda võrku korraldada. Kindlasti ei ole aktsepteeritud, et kohaliku ühistranspordikeskusega seda läbi arutada või kohaliku kogukonnaga. Ehk siis olen andnud ka selle suunis Elronile, et sellise muutusi tehes, isegi kui nad on vajalikud ja need on põhjendatud, mida nad oskavad seda ise täpsemalt põhjendada, et tuleb kaasata ka siis neid inimesi, keda see kõige rohkem puudutab. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Anti Allas, palun. Aitäh, hea eesistuja, väga austatud minister. Et minu küsimus on siis ühistranspordiga nii palju seotud, et varsti üks tekkida võib probleem, millest siis soovin teid siin avalikult teavitada, toob kaasa palju ühe otsa pileteid kaugematest Eesti piirkondadest lõplikult ära. Nimelt Eestis võib varsti käivituda siis kiirabihange, mis võtab võimaluse väikestel haiglatel kiirabiteenust pakkuda, kuna senise nende jõukohase hankepiirkonna asemel tehakse hange oluliselt suurema piirkonna osas, näiteks terve Lõuna-Eesti. Ja sisuliselt siis mängitakse sellega kasumlik teenus ühe suurema teenuse või mitme siis suurema teenuse pakkuja kätte. Aga see selleks, et sisuline probleem seisneb aga selles, et väikesed haiglad jäävad ilma tulust, millega hoida elus vähem tulusaid, kuid sisuliselt, kuid ka märgiliselt väga oluliseid teenuseid. Seetõttu võib kokkuvõttes näiteks Lõuna-Eesti haigla jääda ilma majanduslikust võimekusest pakkuda jätkuvalt sünnitusteenust. Ja see on selle piirkonna inimestele ülioluline.
Et kas teie arvates eelkirjeldatu on oluline regionaalpoliitiline oht-probleem ja kui jah, siis kas te regionaalpoliitika eest vastutava ministrina lubate selle mure lahendamisse panustada? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest, austatud härra Allas. Ma väga mõistan seda muret, eriti kui ohus on siis kohalik arstiabi ükskõik millises vormis, eriti kui see on siis sünnitusabi vormis. Et see kuidagi ohu all on, seda väga kurb kuulda. Ma pean küll tunnistama, et ma ei ole kahjuks selle ümberkorraldusega nii hästi kursis. Ma olen kindel, et mu hea kolleeg proua Joller võib-olla oskab seda täpselt kommenteerida, mis selle tagamaad on, ja kuna ma neid tagamaid ei tea, siis ma seda sisulisemalt kindlasti kommenteerima ei hakka. Sellegipoolest, kui ma arvan, et kõige olulisem on see, et meil oleks kvaliteetne ja kättesaadav arstiabi tagatud igal pool Eestis erinevates regioonides, et see arstiabi ei oleks liiga kaugel, et see oleks inimestele kättesaadav ja need kõik põhimõtted on kriitilised, aga teadmata täpsemaid asjaolusid ma ei oska sellele täpselt hinnangut anda. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Ja läheme edasi ning ka 4. küsimus on regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teemaks on invasiivsed liigid. Vadim Belobrovtsev, palun! Ja aitäh, lugupeetud minister. Jutt käib siis eelkõige Hispaania tigudest ja miks ma just praegu seda küsin, sellepärast, et tegelikult oktoobrikuus saatsin ma vastava kirjaliku küsimuse just teile ja millegipärast tuli vastuseks, et see ei ole ministri valdkond ehk vastust ei tulnud, aga tuli selline huvitav klausel. Et mina küll arvan, et regionaal- ja põllumajandusminister on just see inimene, kelle poole selle probleemiga pöörduda. Probleem on tegelikult hästi suur, sest viimastel aastatel on siis Hispaania teetigu muutunud Eestis väga kiiresti levivaks ja üha tõsisemaks probleemiks ja põllumajandusinimesed on sellega väga hästi kursis, sest tegemist on invasiivse liigiga, mis on kohanenud meie kliimaga, millel puuduvad Eestis looduslikud vaenlased ja lahti sellest saada on hästi-hästi keeruline. Teetigude arvuks plahvatuslikult kasvanud ning nad ohustavad nii põllumajandussaadusi, koduaedu kui ka looduslikku taimkatet. Nii et eriti rängalt tegelikult kannatavad Lõuna- ja Lääne-Eesti piirkonnad, aga mitte ainult, ja kohalikud elanikud on kirjeldanud olukordi, kus aedade ja muruplatside hooldamine muutub pea võimatuks, kuna teetigusid on sadu ruutmeetri kohta. Tegelikult on see jõudnud juba ka pealinna ja väga paljud näiteks eramajade omanikud on hästi kursis selle probleemiga. Nii et mul on küsimus, et milliseid konkreetseid samme on siis ministeerium või valitsus seni astunud Hispaania teetigude leviku piiramiseks ja tõrjeks Eestis? Kas on koostatud või siis vähemalt koostamisel mingisugune riiklik tegevuskava selle liigi ohjamiseks? Millised on selle peamised eesmärgid ja meetmed ja mis on see tulevikuvisioon? Aitäh! Austatud härra Belobrovtsev, aitäh selle küsimuse eest. Et ma pean küll, te küll juba viitasite sellele, et kus see vastutusala on, et isegi kui te väga tahaksite, et see oleks peaasjalikult minu käes ja võib-olla oleks isegi mõistlik, siis hetkel on see täpsustus oluline, et riigi siis tööjaotuse osas, et invasiivsete liikide tõrje strateegiline juhtimine ja looduskaitse terminina kuuluvad Kliimaministeeriumi haldusalasse. Et mina regionaal- ja põllumajandusministrina käsitlen seda teemat bioloogilise julgeoleku seisukohast ja ütleme, maaelu heakorra vaatenurgast. Kuna te ei täpsustanud, mis võõrliikide kohta te küsida tahtsite, siis ma valmistasin ette 7 võõrliigi käsitluse, aga ma saan aru, et teie fookus on teeteod, et ma siis hetkel kormoranidest ja Sosnovski karuputkest rääkima ei hakka. Aga Hispaania teetigu on väga suur mure koduaedades ja asulates. See on aga selge, et riik ei saa võtta enda kanda iga era- ja hooldust.
see rikuks eraomandi ja omaniku vastutuse tasakaalu. Aga me pakume omavalitsustele erinevaid meetmeid. Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu omavalitsused saavad taotleda raha kogumiskonteinerite paigaldamiseks ja tigude hävitamiseks. See osa, kus meil see Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi puutumus kõige suurem on läbi allasutuse Põllumajandus- ja Toiduameti, kus me oleme tihendanud kontrolle. Teatavasti need Hispaania teeteod tulevad siis läbi taimeistikute ja mullapallide. On nad Eestis saabunud võõrliigina ja me hetkel oleme tõstnud nende kontrollide arvu, et välistada seda sattumist siia, seda vähendada ja kindlasti panna siis ka või juhtida tähelepanu ka nendele ettevõtetele, kes neid taimi siia toovad, et nad teeksid täpselt järelevalvet selleks, et seda ära hoida. Et need on hetkel need meetmed, mis ma näen, et on Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil võimalik teha, et takistada nii Hispaania teetigu kui ka teiste võõrliikide saabumist siis taimeistikute kaudu. Et selle probleem on tõsine ja me oleme selle ette võtnud. Aitäh! Aitäh! Ja Vadim Belobrovtsev, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, et tahaks ikkagi aru saada, et kas see on tõepoolest valitsuse arvates probleem, millega riik peaks tegelema, aidates siis nii põllumehi kui ka omavalitsusi selles võitluses selle invasiivse liigiga, või siis see on lihtsalt sõnades niimoodi. Me teame, et näiteks uus Tallinna koalitsioon pani oma koalitsioonileppesse vastava punkti, et hakkab selle probleemiga väga konkreetselt tegelema, sest see on päris suur mure ja see on suur murekoht isegi pealinnas, rääkimata just ka regioonidest, kus see väga konkreetselt ähvardab juba põllumehi ja nende tegevust. Nii et mina siis küsiks, et esiteks, kas tõepoolest võetakse seda tõsiselt, teiseks, kas plaanitakse ikkagi mingisuguseid täiendavaid vahendeid või toetusi siis eraldada elanikele, põllumeestele, omavalitsustele, et katta teetigude tõrjega seotud kulusid. Ja siis võib-olla isegi käib jutt uuenduslikest või teaduspõhistest lahendustest, mida siis kasutada tulevikus selle liigi leviku pidurdamiseks ja kahjustuste vähendamiseks, sest tõepoolest need kahjud on muljetavaldavad ja juba mitmendat aastat järjest ei ole olukord paranenud. Aitäh! Aitäh selle täpsustava küsimuse eest. Nagu ma mainisin, siis Keskkonnainvesteeringute Keskusel on meede, kus omavalitsused saavad taotleda raha konteinerite paigaldamiseks ja hävitustegevuseks. Siin on, ma pean ka tunnistama seda, et põllumajandussektorist ei ole minu tähelepanu teetigude mõjule Eesti põllumajanduses minu ameti jooksul juhitud. Et kui see niimoodi on, siis ma kindlasti kutsun üles neid põllumehi sellele viitama, et hetkel seda minuni jõudnud ei ole. Ma tean küll, et see on koduaedades on suur probleem, on erinevaid lahendusi, on sellele otsitud ka sisuliselt, kuidas seda tõrjuda. Enda omandis, enda koduaias on inimene ise vastutav selle hea korra eest, küll ma saan aru, et need teod sinna jõuavad, on meie kõik ühine mure, sest et kui sinul on aed puhas, aga naaber ei hoolitse enda aia eest, siis nad jõuavadki sinna üle. Mistõttu ka, mul ka üks sugulane on käinud naabriaedadest kokkuleppel korjamas neid teetigusid ja on päris hästi mõjunud. Et ka kindlasti koostöö omavahel ja siis enda naabritega võivad aidata seda probleemiga lahendada. Et on kasutatud ka parte, mida ma olen kuulnud, et pardid vist toituvad nendest tigudest. Et seda probleemi tõsidust ma saan sellest aru. See, mis minu võimuses on Põllumajandus- ja Toiduameti kaudu kontrollida Eestis tulevaid taimi, seda me oleme tähelepanu juhtinud, seda kontrolle on karmistatud ja omavalitsusel on võimalik taotleda meetmeid. Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Peeter Ernits, palun.
Ja aitäh. Nagu ma aru sain, et lugupeetud minister, et peaministrile läheb ka korda need munad, kui ta noogutas partide puhul. Aga küsimus on, ma ei hakka rääkima asjast, mida peaks korjama. Ma ei tea, kas teie olete oma kive pööranud ja mune korjanud sealt alt. Aga kust tuleb see häda? Tuleb need kaubandus ja põllumajandus ja köögivilja kaubandusest. Ja vot see on see koht, kus teiesugune peaks küll oma käe lükkama ja vaatama. Sealt tulevad need ju võõrliigi, need munad nendest pottidest ja nii edasi. Ja mida te olete teinud, et kord majja lüüa? Muidugi titt on juba käes, aga igal juhul sealt tuleb järjest ja järjest juurde. Et kuidas takistada, et seal oleks kord majas, et neid mune ei tuleks või tuleks minimaalselt? Aitäh! Austatud härra Ernits, aitäh selle küsimuse eest. Ma ei hakka siin kordama neid meetmeid, mis me oleme juba ette võtnud. Tõepoolest me teame, et need võõrliigid tuuakse sisse tõenäoliselt taimekaubandussektori kaudu. Seda mure on neile adresseeritud. Ma ei näe, et meil oleks võimekust igat viimastki taime üle vaadata. See on ka äriettevõtte kohustus on ka tagada seda, et nad ei tooks neid siia sisse. Kui see juhtub, siis seda korrigeeritakse Põllumajandus- ja Toiduametiga koostöös, aga et see vastutus selle sisse toomisel lasku kindlasti selle ettevõttel, kes neid taimisi sisse toob. Ja seetõttu ongi oluline koostöö siis Põllumajandus- ja Toiduameti ja nende ettevõtete vahel, samuti kontrollid ja selle olukorra tõsiduse teadvustamine. Et nende tigude näitel me oleme näinud, tõesti see puudutab. Ma tahaksin väga suurt hulka, sadu tuhandeid Eesti inimesi, kes nende tigudega kokku puutuvad, see ei ole meeldiv. Nad tõesti on invasiivsed ja mõjutavad nii looduskeskkonda kui ka inimesi, kes nendega tegelema peavad ja see on arusaadav. Et siin kohal ma näen seda, et mida me saame teha, on siis inimestena kollektiivne koostöös neid piirkondadest eemaldada. Erinevaid meetmeid kindlasti leiab, ma usun, internetist otsides viise, kuidas nendest ka neid tõrjuda lahti saada, ütleme, hoovi või siis kõnnitee tasemel. Aga et see Põllumajandus- ja Toiduameti kontrollid kehtivad ja ma näen, et hetkel see on see, mis on riigil võimete kohane, et seda ära hoida ka tulevikus ja lisaliike sisse tuua. Et see ongi, keskendume siin koostööle, et nendest tigudest lahti saada. Aitäh! Suur tänu! Ja sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 5. küsimus on kultuuriminister Heidy Purgale. Küsib Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teemaks on kultuuriline lõimumine. Tõnis Lukas, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud minister. Rahvakultuuri osakond ja valdkond on teie ministeeriumis ja küllap te tegelete siis rahvatraditsioonide hoidmisega, jälgite, kuidas nendega läheb. Kas teie soovitasite jõuluvanal sellel aastal Riigikokku mitte tulla? Ja kas on veel kollektiive või isegi lasteaedu, kuhu jõuluvana sellel aastal ei lähe, et me teaksime? Aga mitte sellest ei tahtnud ma otseselt rääkida. Ma tahtsin rääkida sellest, et kultuurilise mitmekesisuse osakond on Kultuuriministeeriumis ja see lõimumine, mis Eesti ühiskonnas peaks tooma siia tulijad, mitte üksnes võõrtööjõud, kes on võib-olla siin ajutiselt, aga need, kes siia alaliselt tulevad immigratsiooni tõttu, need inimesed meie väärtusruumi, inforuumi kõigepealt. Me näeme, et ka sissevool massiimmigratsiooni tingimustes on niisugune, kus isegi keeleõppe näitajad, kui see kõik oleks edukas ja kõik need inimesed, kes keeleõppest läbi käivad, omandaksid eesti keele, ei rahulda pooltki nendest iga-aastaselt sissetulijate keeleõppega katmisest, rääkimata sellest, et siin on aastakümneid elanud inimesed, kes keelt ei mõista. Ja selliste paralleelilmade eest või paralleelkultuuriruumide eest Kapo aastaraamat kogu aeg hoiatab, kaasa arvatud moslemi kultuuri või islami usuliste kogukondade tekkimise eest, kes ei ole meile siia integreerunud. Mida Kultuuriministeerium teeb
et seda lõimumist edukamaks muuta ja et me tegelikult saaksime ikkagi Eesti ühiskonnaks jääda ka moodsas ajas, kus valitsus laseb tuua siia veel rohkem võõrtööjõudu ja immigratsiooni. Proua minister, palun. Aitäh, lugupeetud Tõnis Lukas, selle küsimuse eest. Kultuuriministeerium proovib teha võimalikult palju, et nendest tegevustest oleme käinud ju ka aru andmas kultuurikomisjonis, esitlenud nii lõimumismonitooringut ja nende tulemusi, mis Kantar Emori tulemuste järel 2023. aastal kokku sai võetud ja nüüd oleme korraldamas uut uuringut. Ühesõnaga, et seire on ülioluline selles valdkonnas, et vaadata üle kõik need keeleõppetegevused, õnnestumised, rahulolu siis nende hulgas, kes on sellest osa võtnud, aga ka lõimumine kultuurilises aspektis. Et kui teie küsimus käib rohkem lõimumise ja kohanemisvaldkonna koha pealt, siis siin on kindlasti kohti, kus me saame paremini tööd teha, täpsemalt vaadata välja need kitsaskohad, kuidas suurendada koostööd näiteks ka ministeeriumite ja poliitika rakendajate vahel, et see ei oleks ainult Kultuuriministeeriumi probleem, aga rohkem koostööd leida ka kohalike omavalitsuste ja kolmanda ning erasektoritega. Me ei saa tõesti lubada endale uute segregeeritud kogukondade teket, et me peame esimestest päevadest peale ja sammudest peale oleme valmis tegema kõik selleks, et need siia jäänud inimesed omaksid ligipääsu just ennekõike Eesti kultuuriruumile, aktsepteeriksid meie väärtusi, teaksid oma õigusi, kuid ka kohustusi ning saaksid maksimaalselt end rakendada nii enda kui ka Eesti huvides. Meil on väga palju programme ja meil on väga silmapaistvaid näiteid, et viimatine selline väga ilus näide on klassikatähed võitja Avril Sidorik, kes on ka ju siia siis meie riiki jõudnud ukrainlane, kes õppis ära paari aastaga keele ja on nüüd võitnud klassikalise muusika noorte talentide konkurssi ja tal oli väga palju kaaselajaid. Ja ma leian, et just kultuuriliselt on ehk kõige tõhusam ja kõige tõhusamad ja kõige paremad näited, et kuidas seda lõimumist paremini rakendada ja see suunis on antud edasi ka INSA-le, kes rohkem kultuurilisi tegevusi just oma lõimumiskavades välja võiksid pakkuda. Me teame, et muuseumid rakendavad väga hästi haridusprogramme, millest võetakse järjest enam osa, et tutvustada Eesti kultuuriruumi ja meie tavasid ka noortele kooliõpilastele. Suur tänu ja Tõnis Lukas, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh vastuse eest, proua minister. Täiskasvanute segregatsioon ju tegelikult suureneb ja ainult seiramisest jääb kindlasti väheks. Seiramine ametnikkonna tasemel on kindlasti päevi täitev tegevus, aga see seire, mis meile sellest keeleruumist igapäevaselt, kus ka teeninduses mitmes valdkonnas eesti keel taandub, me tunnetame, seirame igapäevaselt, et olukord läheb halvemaks. Kapo aastaraamat näeb siin kultuuriliste Eesti riiki ja meie keskkonda sobimate keskkondade tugevnemist, nii et seiramisel on mitu tahku ja ainult sellega me piirduda ei saa. Mis puudutab võõrtööjõu sissetoomist, siis jällegi siin on erinevad tahud, aga sellega kaasneb tihti ka perekondade sisse tulemine. Me näeme seda, meil on selle suhtes ju mitmekümneaastane kogemus ja kas Kultuuriministeerium räägib kaasa niisuguste programmide, mis sisuliselt sisserändet suurendavad puhul, kas te räägite sellest, et meie lõimumispoliitika mahud on ammendatud, räägite kaasa teiste ministeeriumidega ja valitsuses ja lööte seda nii-öelda hoiatuskella või äratuskella, nagu öelda, sest võtke hoog maha, me ei jõua
lõimida nii suurel hulgal uusi tulijaid, kui meil ei ole juba senised inimesed siin piisavalt lõimitud. Keelepoliitikas on võetud valitsuse suund keeleõppe viia Haridus- ja Teadusministeeriumi alla. Mida see tähendab struktuuriliselt teie ministeeriumi ja teie ministeeriumi partnerasutuste puhul? Kas Kultuuriministeeriumist tulevad sellega seoses ka muudatused? Aitäh, proua minister, palun! Suur aitäh, lugupeetud Tõnis Lukas, küsimuse eest. Me oleme arutanud tõepoolest siis konkreetsemalt eesti keele majade küsimust, kui nüüd teie pika küsimuse ja mitmeid küsimusi sisaldava pika küsimuse tagumisest otsast pihta hakata. Olen ka seisukohal, et keelepoliitika peaks olema juhitud ühest ministeeriumist. Sellel on omad ajaloolised põhjused olnud. Pikk lugu, miks on mitte ainult isegi Kultuuri- ja Haridusministeerium, aga ka mõned teised ministeeriumid keelepoliitikaga olnud sunnitud tegelema. Ja nüüd ajapikku on see nüüd koondunud rohkem siis lõimumise läbi Kultuuriministeeriumi alla. Ja mul on hea meel, et Kristina Kallas haridus- ja teadusministrina on keelepoliitika asekantsleri ja selle küsimuse rohkem Haridus- ja Teadusministeeriumi alla koondanud. Jah, me oleme rääkinud eesti keele majadest ja selle taust on konkreetsemalt olnud siis vajadus õpetada õpetajaid ümber, et nad saaksid paremini eesti keeles õpetada. Ja ennekõike ehk siis hajaasustuspiirkondades, Ida-Virumaal on see vajadus olnud kahtlemata suurem. Lihtsalt Kultuuriministeeriumi senine töö läbi keelemajade on olnud päris edukas ja efektiivne, et pakkudes keeleõpet siis nendele inimestele, kes on siin elanud, nendele, kes siia on rännanud. Ja loomulikult me saame teha koostööd sinnamaani või senimaani, kui me oleme jõudnud konkreetse kokkuleppeni. Lähiajal ei ole suuri muudatusi plaanis, aga me oleme seda asja arutanud, et kuidas üheskoos liikuda parema keeleõppe korralduseni. Siin tuleb minu meelest silmas pidada ka seda, et senikaua, kuni meil ei ole selget pilti, mis saab siis lõimumisest või kelle alla siis lõimumise või mis saab lõimumisest tervikpildina, et kui me keelemajad viime näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi alla, siis kuidas saavad olema rakendatud ja täide viidud keeleõppe küsimused lõimumisvaldkonnas. Jah, teil on õigus, et rändetrendid, need on vajalikud silmas pidada, ennekõike ka meie riigi piire ja rahvastiku vähenemist silmas pidades, mis vananeb, meil on piirkondlik ebavõrdsus, radikaliseerumine, need on kõik absoluutselt ohumärgid. Ja me lihtsalt tõesti ei seira, vaid tegeleme igapäevaselt sellega, et oleks ülevaade ja et meie ühiskond tunneks erinevates gruppides, et neil on ligipääs informatsioonile, koolitustele ja võimalikele muudele teenustele, mis aitaksid neil siin kohaneda. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud kultuuriminister! Igasuguse lõimumise üheks põhialuseks on keeleoskus ja keeleline lõimumine, et olla ühises inforuumis, et mõista teineteist paremini. Ja minu hinnangul eesti keel on järjest kasvava surve all. Ühelt poolt nii vene ja ukraina keele poolt kui ka inglise keele ja teiste keelte poolt. Et paraku see nii on, see üldine globaliseerumine ja inimeste mobiilne liikumine on selle endaga kaasa toonud, mis tõsiselt survestab eesti keele kasutusruumi. Nüüd hiljuti võttis parlament, ma loodan, et kahetsusväärse eksituse tulemusena vastu seaduse muudatuse, millega siis vabastatakse eesti keelt mitte oskavad Eesti kodanikud kohustuslikust kaitseväeteenistusest. Kuidas teie hinnangul valitsuse liikmena ja kultuuriministrina, kes lõimumise eest eelkõige siis ka ju muret tunneb ja kogu see keelepoliitika jaguneb nii või naa mitme ministeeriumi vahel, eelkõige Kultuuri- ja Haridus- Teadusministeeriumi vahel.
et milline on teie seisukoht, et kuidas see nüüd siis peaks lõimumist mõjutama ja aitama kaasa paremale lõimumisele, kui ühed Eesti kodanikud, kes oskavad eesti keelt, on kohustatud läbima kaitseväeteenistuse ja need, kes ei oska B1 tasemele eesti keelt, nemad siis on vabastatud ja on kummaline see selgitus ministeeriumi poolt, et siis iga aasta hakatakse kontrollima neid kuni 27 eluaastani, ma ei tea, mis komisjon see on ja kuidasmoodi see siis välja näeb, testima, et kui nad jätkuvalt B1 tasemel ei valda, siis nad jätkuvalt on vabastatud, seda pikendatakse kuni 27 eluaastani ja kas see siis on see motivatsioon õppida ka eesti keelt nendel kodanikel? Minu hinnangul mitte. Milline on teie seisukoht ja kas me peaksime selle seaduse ümber vaatama, mille õnneks president on ka parlamendile tagasi saatnud? Aitäh! Aitäh, lugupeetud Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder selle küsimuse eest. Siin on nii palju erinevaid arvamusi, mis aruteluruumi jaoks on minu meelest hästi tarvilikud ühiskonnas. Ja isiklikult ütlen, et see küll ei käi meie ministeeriumi alla või ei ole nagu antud meie hallata, aga mulle tundub, et seda peaks kindlasti üle vaatama ja seda seadust kindlasti selle koha pealt üle vaadatakse valitsuse ja Riigikogu poolt. See ei ole ehk nagu hea praktika, kui see peaks jääma nõnda, nagu ta esialgses kavatsuses justkui välja on sõnastatud või välja on kukkunud. Ma arvan, et siin tekib just vastuolu, millele te ka ise viitasite, et inimesed, kes on eesti keele ära õppinud, peaksid olema siis, võiksid tunda, et nad saavad justkui nagu karistatud selle eest, et nad peavad kaitseväge läbima ja teised saavad sellises siis korras endale justkui vabastuse. Ma arvan, et see ei peaks nii olema. Aga jätame selle vastava ministeeriumi ettepanekute ootusesse ja loodame, et see asi saab paremaks. Et minu meelest on tore, et see diskussioon on tekkinud ja nii palju näiteid on ka ühiskonnas kõlanud siin avatud meediaruumis, kus asjaosalised ise räägivad oma kogemustest kaitseväes olles seda teenistust läbides, milliseid näiteid, häid positiivseid näiteid ka teenistuses olemine on andnud neile, ka ei tea, sõprade näiteks leidmisel, eks ole, või siis nad on näinud ise pealt või aidanud kedagi eesti keele õppimisel. Et ma leian, et ei oleks tarvis seinu nende kultuuriruumide ja erinevate keele taustaga, emakeele taustaga inimestele vahele ehitada, vaid pigem ikkagi leida liitumiskohti. Aitäh! Suur tänu ja sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 6. küsimus on regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terrasele. Küsib Riigikogu liige Evelin Poolamets ja teemaks on LGBTQI tegevuskava. Evelin Poolamets, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, hea minister. Hiljuti kinnitas valitsus LGBTIQ seksuaalide edendamise tegevuskava 2025–2030. Tegevuskava eesmärk on suurendada eri valdkondade koostööd ja tagada LGBTIQ seksuaalidele võrdsed võimalused eneseteostuseks ning tagada toetav keskkond olenemata nende sooidentiteedist, sootunnusest või seksuaalsest sättumusest. Eraldi tähelepanu pööratakse transseksuaalide heaolule, et see on väljavõte ministeeriumi lehekülje pealt. Aga seksuaalide tegevuskava seab mitmetes valdkondades ootusi, mille elluviimisel on kohalikel omavalitsustel väga oluline roll, eriti hariduses, sotsiaalhoolekandes ja ennetustöös. Kava näeb ette tegevusi nagu LGBTIQ seksuaalide teemalised koolikeskkonnaküsitlused, õpetajate ja sotsiaaltöötajate pädevuse tõstmine, ligipääsu parandamine kohalikele teenustele ning kogukondade kaasamine. Samas ei ole kava kaasas eraldi rahastusmehhanisme.
mis tähendab, et omavalitsused peaksid leidma ressurssi oma olemasolevatest eelarveridadest, mis on paljudes KOV-ides juba praegugi pingelised. Arvestades, et LGBTIQ seksuaalide tegevuskava edukus sõltub väga palju kohalikust tasandist, aga KOV-idel võivad olla piiratud nii raha, inimressurss kui ka pädevus, siis minu küsimus on, kuidas kavatseb ministeerium toetada kohalikke omavalitsusi LGBTIQ seksuaalide tegevuskava praktilisel elluviimisel? Aitäh! Aitäh! Enne kui te vastama hakkate, härra minister, et ma teen siis väikese täpsustuse, et küsimuse taotluses oli tõesti kirjutatud LGBTQI, aga korrektne on öelda siis LGBTIQ. Et see, mida te ütlesite küsimuses, oli korrektne, nii et aga härra minister, palun. Aitäh selle küsimuse eest, austatud proua Poolamets. See peaasjalikult kuulub see tegevuskava Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valdusalasse, nagu te ka mainisite. Seal on suur osa sellest, on toetavad seda ka Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium. Tõepoolest, nagu te välja tõite, on koolid, on ka siis meie ministeeriumi haldusalas osaliselt, et me kohalike omavalitsustega suhtleme ja seda arutame. Rahastusmudelite osas kindlasti tegevuskava on üks eeldus, seda rahastusmudeli räägitakse ka läbi, aga selle keskmes on ikkagi see, et ütleme, kui me vaatame just koolilaste põhjalt, et see tegevuskava eesmärk on siis see, et kedagi ei diskrimineeritaks ega kiusataks tema olemuse pärast ja siin on koolidel on oluline roll. Et miks seda teadlikkust tuleb tõsta, on see, et just seda inimeste sättumusest, mis ei ole nende valida, ehk siis nende erinevatest kas siis seksuaalsest orientatsioonist või muudest valdkonna küsimustest tulenevalt, et neid ei kiusataks. Ja see on selle asja tuum. Ja seetõttu ongi seda vaja ka hariduspoliitikas, on vaja seda teadlikkust tõsta, on vaja inimestele see asi selgeks teha, et oleks ka õpetajad ja ka kaasõpilased saaksid seda tähele panna ja neid inimesi aidata. Et me suhtume Eestis eraomandisse, perekonda ja kodu puutumatusesse väga suure austusega ja meie riigis ei reguleerita seda, mis toimub inimeste koduukse taga, aga see tegevuskava eesmärk ongi siis sekkuda sinna, mis on avalikus ruumis ja et riigi silme all ei sünniks kellelegi kahju pelgalt selle tõttu, missugune inimene ta on. Et kõik see on selle asja fookus ja kindlasti on siin koolidel oluline roll ja selle väga olulise eesmärgi saavutamiseks me kindlasti teeme koostööd ka teiste ministeeriumitega, et juhul kui tekib probleem, et tõesti rahaliste vahendite taha jääb selle probleemiga tegelemine, siis me seda kindlasti koostöös välja mõtleme. Aitäh! Suur tänu ja Evelin Poolamets, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister, te juba rääkisite ka teadlikkuse tõstmisest, aga kas siis ministeeriumil on ka eesmärk kaardistada olemasolev olukord, et siis oleks adekvaatne arusaam olukorrast, milles me üldse asume. Et ilma sellise baastaseme kaardistuseta puudub ju võrdluspunkt LGBTIQ seksuaalide tegevuskava tulemuste hindamisel, et kas olukord on tegelikult paranenud, halvenenud või jäänud muutumatuks. Seetõttu soovin küsida, et kas siis ministeerium plaanib kehtestada mingid mõõdikud, viia läbi üleriigiline kaardistamine, KOV-põhise algtaseme uuringu, et nii riigil kui ka omavalitsusel oleks selge ülevaade LGBTIQ seksuaalide tegelikust olukorrast, vajadustest ja kitsaskohtadest ja kas ka teine küsimus, et kas ministeerium kavatseb koostada KOV-idele ühtseid juhised andmete kogumiseks, raporteerimiseks, et tagada mõõdikute võrreldavus üle Eesti ning vältida olukorda, kus erinevad omavalitsused kasutavad eri metoodikaid. Aitäh! Aitäh selle täpsustava küsimuse eest, proua Poolamets.
Kui te ütlete ministeerium ja mõtlete selle all Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, siis meil hetkel sellist asja planeeritud ei ole. Küll aga ma usun, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tegevuskava osa see on, ja seda tegevuskava pandi kokku 2 aastat väga põhjalikult tööd tehes, et see olukorra kaardistus on seal ka tehtud, et kindlasti nemad seda jälgivad ja meil on ka erinevad vabatahtlikud ühendused, MTÜ-d, kes siis jälgivad LGBTQIQ kogukonna vastu toime pandud vägivallajuhtumeid, et kindlasti meil on ülevaade sellest, et kuidas see tegevuskava mõjub. Nüüd see, kas kohalikud omavalitsused seda statistikat koguma peavad hakkama, et selle osas ma ei ole päris kindel, et seda me kindlasti, kui see vajadus ilmneb, siis me selle läbi räägime ja selle standardi ühtlustame, aga hetkel ei ole sellise malli või šablooni loomise jaoks, et kuidas statistikat koguda ja mis roll selle statistika kogumisel kohalikul omavalitsusel on, et sellega ei ole siis selle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuskava raames meie poole pöördutud, et seda läbi rääkida. Aga kui see hetk tekib, siis me kindlasti seda nendega koos arutame. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud minister. No tundub, et te vist siis valitsuse laua taga ei olnud, kui see tegevuskava vastu võeti ja tegevuskava on ju mingite eesmärkide saavutamiseks ja mingi olukorra kirjeldus, et kuhu me tahame jõuda. Või tähendab, kus me oleme ja kuhu me tahame jõuda, et sellepärast ongi tegevuskava, mis tähendab tegevusi. Ja kuna teie ministeeriumi all on kohalikud omavalitsused, siis ma arvan, oleks pidanud olema ka seal rahaline mõõdik taga, kus ministeerium siis annab konkreetsed suunised kohalikule omavalitsusele, mida on vaja siis kas parandada või mida ei ole vaja parandada. Et nagu te ise ütlesite, et teie pole selles osas pöördutud ja siis ma saan aru, et see probleem on ise tekitatud, et me nüüd mõtlesime välja probleemi selle tähtede kombinatsiooni näol, et neid ei diskrimineeritakse, aga kui juhtub selline asi, et diskrimineeritakse neid, kes ei ole selle tähekombinatsiooni taga, näiteks Eesti mees ja Eesti naine, et kas selle Eesti meeste ja Eesti naiste diskrimineerimine saab ka kuidagi eraldi kajastatud omavalitsustes või on ta seal kuidagi juba kajastatud. Ja minu küsimus on see, et kuna kohaliku omavalitsuse all on nii koolid, sotsiaalteenus, ja see tegevuskava väga selgelt annab ülesanded koolidele ja sotsiaalosale, siis on ju vajalik, et ka Regionaal- ja Põllumajandusministeerium oleks asjaga kursis ja ma küsin, et kuidas siis tagada kaitse nendele inimestele, kes ei peitu nende tähekombinatsioonide taha? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest, austatud härra Aller. Ma saan aru, et kohaliku omavalitsuse poliitika kuulub Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi haldusalasse. Me kindlasti erinevate tegevuskavade kaudu oleme seotud. Küll aga ka riigi toimimise mõttes, kui on tõesti voolid segatud, sotsiaalhoolekandeasutused kohalikes omavalitsustes, siis nende peamine koostöömudel käib ikkagi vastava ministeeriumi kaudu, kus arutatakse siis sisulisi küsimusi erinevates valdkondades, et Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil kindlasti ei ole seda pädevust nii sotsiaalvaldkondades, haridus- ja teadusvaldkondades nagu peaasjalikult see eestvedaja olla, et me tuleme appi juhul, kui ongi siin tegemist mingite regionaalsete mõõtmetega. Et see koostöö käib koolidel, sotsiaalhoolekande teenustel käib vastavate ministeeriumitega, kes ma ütlesin ka, kes on selle tegevuskava kõige rohkem puudutavad, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium seda veab, aga Sotsiaalministeerium ja Haridus- ja Teadusministeerium toetavad seda siis teise külje pealt. Ja kindlasti tuleb tagada seda, et kõikidesse inimestesse suhtutakse lugupidavalt ja et neid ei kiusata. Koolis ka meil on Kristina Kallas haridus- ja teadusministrina võib loetleda neid meetmeid, mis meil on selle vastu, et üleüldiselt kiusamist koolides vähendada, kivakoolide programmid ja ka muud näitajad. Paljud vabatahtlikud ühendused tegelevad ka sellega. Ehk siis ei ole, seda me ikkagi
peame tagama riigis seda, et kõikidesse inimeste suhtutakse lugupidavalt, et tunneks ennast turvaliselt, see ongi meie roll seda tagada. Selle tegevuskava raames on see eristav karakteristika, on siis seksuaalne orientatsioon ja enese määratlus, mis on siis üks kindla karakteristika, mille kaudu inimesi teadaolevalt kiusatakse ja tegeletakse selle probleemi kitsendusega. Laiemalt sellega, et koolides inimesi ei kiusataks või siis neist mitte tingitult probleemi tõttu ei kiusataks, on erinevad tegevuskavad ja meetmed. Et sama kehtib ka kindlasti, et puuetega inimeste suhtes on seda ette valmistatud, et see kõik see on loomulik osa meie riigi toimimisest ja selle tegevuskava raames käsitletakse siis ühte kitsamat rühma. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 6. küsimuse käsitlemise. Tänane 7. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Tanel Kiik ja teemaks on kanade puurispidamise keelustamise eelnõu. Tanel Kiik, palun! Jaa, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud peaminister. Päris palju on selliseid ilusaid ütlusi inimeste ja loomade kohta, mis kannavad ühte mõtet. Alustasime Mahatma Gandhist, lõpetas Gandiga, et see, kuidas me suhtume loomadesse meie ümber, see, kui heatahtlikud või vastupidi julmad me nendega oleme, ütleb väga palju ka nagu meie kohta, kuidas me suhtume inimestesse, kuidas me suhtume tervikuna oma lähikondsetesse ja millises arenguastmel me ühiskonnana oleme. Eesti on astunud mitmeid olulisi samme loomade heaolu parandamiseks, kuigi alati on pikk tee veel minna. Ühe näitena mäletan, kõva debatt oli 2021 aastal. Ilmselt mäletate ka teie seda karusloomafarmide keelustamise üle. Õigemini see debatt kestis aastatki enne seda. Ja siis kardeti, et sellel on suured majanduslikud mõjud ja muu taoline. Aga lõpuks parlament leidis päris suure üksmeele, kui ma õigesti ütlen, siis 55 poolthäälega, 19 vastuhäälega see eelnõu vastu võeti ja midagi dramaatilist tegelikult sellega ei juhtunud, välja arvatud see, et tõepoolest väga julmal viisil loomade pidamine karusnaha saamiseks Eestis järk-järgult lõppes. Ja toona hääletasite ka teie selle poolt, selle konkreetse eelnõu poolt. Ja nüüd nagu aru saate, siis küsima, millised on selle valitsuse järgmised sammud loomade ja lindude heaolu parandamiseks, konkreetselt siis kanade puurispidamise keelustamise näitel, mida on väga paljud riigid juba jõudnud teha ja mille osas minu teada on teie hea kolleeg, regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras, kas oli see 8. oktoober käesoleval aastal esitanud ka vastava eelnõu valitsuse infosüsteemi kaudu, mille võiks valitsus nüüd heaks kiita parlamenti saata, et saaksime neid debatte jätkata ja astuda taas ühe sellise humaanse sammu, mis ma arvan, et näitab meid nii inimestena kui ka riigina heas mõttes sellises euroopalikus ja hooliva väärtussüsteemiga, mõtleme siis riigi ja kogukonnana. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija! Ma arvan jah, et ega teie hoiakus ju midagi viga pole, et inimesi kui loomi tulebki kohelda headest kavatsustest lähtuvalt, et otsida paremaid võimalusi selleks ja ma arvan, et see on kõik mõistlik, nii mis puudutas karusloomafarme, siis selle seisukoha juurde ma jään ja mäletan Helirit, kes siin väga rõõmsalt lehvitab, tema häälekat oli Isamaa tollal selle vastu ja nende seisukoht oli teine. Ma ei mäleta, kuidas nad hääletasid, aga Tanel Kiik saab selle kindlasti järgi vaadata. Seda esiteks. Teiseks, mis puudutab purivabasid kanasid ja munatootmist, siis jah, ma ise ka isiklikult eelistan tarbida vabapidamises kanade munasid ja ma näen, et tarbijate käitumine on muutumas. Kaupmeeste liidu hinnangul avalikult kättesaadavatel andmetel on puurikanade munade müük juba languses. Piirangute puhul on nii, et see debatt, mis praegu käib, töötab sellisel juhul või need piirangud töötavad sellisel juhul, kui nad on kas ühiskonnas kokku lepitud või neil on koos mõju mitte ainult Eesti tootjatele, et see peaks käima käsikäes jaekaubandusega. Ja ütleme, kui vaadata nüüd seda, mida maaelukomisjon on teinud, ma ütleks selles küsimuses minu komplimendid maaelukomisjonile. Maaelukomisjon on vist korraldanud 6 istungil selle teemalist debatti. See on väga hea. Ma arvan, et võib-olla mõnele mõni seisukoht ei meeldi, aga see, et aktiivne debatt sellisel teemal on, näitab, et maaelukomisjon samamoodi mõtleb asjaga kaasa.
Ja koalitsioonileppes me oleme kokku leppinud tagada loomade heaolu, nii et ma arvan, regionaal- ja põllumajandusminister on igati õigel teel, kui ta sellele mõtleb ja selleks samme astub. Nüüd 2 päeva tagasi, vist 8. kuupäeval on mulle tulnud kiri, mis on tulnud ka maaelukomisjonile, kus Eesti erinevad ettevõtjad, kohe vaadata, mul on see kiri kuskil siin olemas, Eesti erinevad ettevõtjad, munatootjad Dava Foods, Eesti Muna OÜ, Sunlind OÜ ja Linnutalu OÜ. Ma arvan, et küllap siis vast enamik, kes Eestis toodavad, ütlevad sõnaselgelt ka siin, et Eesti munatootjad on andnud selge lubaduse liikuda vabatahtlikult puurivabale munatootmisele. Ja selle eeldus on siis see, et lepitakse laiemalt ühiskonnas kokku ka kaubandusega, vastasel korral ongi loogiline, et me paneme oma tootjad keerulisemasse olukorda ja kaubanduses endiselt müüakse seda kaupa, mida me ei taha. Aga seda debatti me saame kohe jätkata, siin saab 3 minutit lihtsalt täis. Aitäh. Aitäh, Tanel Kiik, teil on täpsustav küsimus. Hea Riigikogu esimees, austatud peaminister. No, siin öeldakse selline väljend sobib, et teod räägivad valjemalt ka sõnad. Et sõnades ma saan aru, et te olete nõus sellega. Minu küsimus oligi tegelikult nüüd see, et milliseid samme ja tegusid on siis valitsus valmis astuma. Et konkreetne eelnõu on esitatud, tegelikult seda on pikalt arutatud. Eesti on, võib öelda, Euroopa Liidu riikides isegi siin vaikselt maha jäämas, kui vaatame, kuidas on Taani, Luksemburg, Austria, Saksamaa, siin osad Belgia piirkonnad, Tšehhi, Šveits, Sloveenia, need otsused juba ära teinud, ka Rootsis ei peeta ühtegi kana enam puurides, vaid kogu süsteem on vabapidamisel. Et tegelikult ma ei näe põhjust, miks Eesti peaks olema selline nagu järellohiseja, et kuidagi moodi ootab kuni ümber ringi, kõik riigid on juba need taas humaansed sammud tegelikult ja ma arvan, et annavad päris indikatsiooni ka selle ühiskonna kohta ja selle nagu sõnumi kohta, et mis sõnumi me anname nende inimestele, nende lastele, kõigile me ümber, et milline on siis väärikas, viisakas, hooliv suhtumine loomadesse, lindudesse, nende heaolusse ja milline seda ei ole. Et kahtlemata need puurispidamise ja tänase tingimused on õõvastavad ja need ei vasta. Ma arvan selle arusaamale, millega keskmine Eesti inimene omab selle kohta, et kuidas peaks kohtlema just abitus olekus loomi linde, kelle heaolu sõltub puhtalt meist, kui siis inimestest ettevõtjatest ja ettevõtjad on omakorda inimeste loodud, inimeste juhitud. Nii et tulen veel korra küsin üle, et see hea tava on väga tore asi, aga hea tava ei ole kohustus, hea tava ei taga midagi. Hea tava pigem tundub olevat selline, ütleme siis ettekääne võimalus vältida või kõrvale hiilida seaduse muudatustest. Ehk millal te arutate konkreetselt esitatud seaduse muudatust, saadate selle parlamenti, et saame seda debatti siin jätkata. Loomulikult mõistliku ülemineku ajaga, aga siiski selgelt kanade selline väga julm puurispidamine Eestis lõpetada. Aitäh. Aitäh, hea küsija. Ma ei tea, miks te võib-olla suhtute sellesse, et kui valdkonnas on võimalik saada hea tahte kokkuleppe kuidagi, ma ei taha öelda negatiivselt, ilmselt negatiivselt ei suhtu, aga suhtute sellesse, et see ei ole võib-olla sama hea kui seaduse aktiga vastu võtta. Et kui ühiskonnas midagi kokku lepitakse ja laiemalt kui ainult piirangud meie tootjatele, aga muuhulgas kaubanduskettidele, kellel on ju väga suur mõju sellele, mida me ostame. Ma arvan, et see mõju võib olla isegi suurem ja kui sektor ise, ma just vaatasin, et 80% umbes munatootjatest Dava Foods, Linnutalu, Eesti Muna ja Sunlind, kes on selle kirja kirjutanud, et kui nad on vabatahtlikult nõus selles suunas minema koos kaubandusega, siis minu meelest see on juba väga hea algus ja 6 korda on seda debatti peetud, peetakse edasi, et vabatahtlikust kokkuleppest meil on palju häid näiteid. Mäletan omal ajal alkoholitootjad tegelikult tegid kokkulepped, kuidas nad reklaamides käsitlevad alkoholi, selle pilt oli linnapildis parem, reklaamipildis parem. Jah, ma mäletan ka tollest ajast sotsiaaldemokraadid seda vabatahtlikku kokkulepet ei pidanud väga heaks, et sotsiaaldemokraatide vaade seal oli teine, et ikka kõik peab seaduse jõuga käima. Teadus-arendustegevus 1% rahastamine näiteks on vabatahtlik kokkulepe või poliitiline kokkulepe selles suunas liikumine, nii et see ei ole olemuselt nagu halb asi, et kui öeldakse, et sektor deklareerib, et nad kuhugi suunas liiguvad ja minnakse üle, sest mööname siiski, et oleks ilmselt
see ei ole ka sotsiaaldemokraatide eesmärk või võib-olla ma eksin, eks saate ise täpsustada, ma ei kuulu sinna. Et öelda, et me paneme oma toidutootjad kuidagi raskesse olukorda ja kaubanduses müüakse endiselt kõike seda edasi, mida me tegelikult seal näha ei taha, eks ju, sellest ka nonsense. Nii et seetõttu ma pigem kutsuks üles austama seda mõtet, võib-olla ka jõuludebati vaimus, et äkki siis on võimalik jõuda kas siis ministril, ministeeriumil, komisjonil sellisel ühise arusaamisel, millise tempoga see toimuda võiks, sest kui me vaatame tõesti aastaid, siis ega see ülemineku aeg on Taani, mida te vist mainisite, on täielik keeld näiteks 2035. aastast, et kui ma ei eksi, siis Kaubandus-Tööstuskoda on teinud meile samasuguse ettepaneku nagu Taanis, et ühesõnaga, et 2035. aastast nii-öelda võiks see olla, aga võib-olla ma olen nende ettepanekust ka valesti aru saanud, siin on väga lühike rida selle kohta. Nii et igatahes ülemineku aeg tuleks teha ja ma arvan, et seda debatti tuleb pidada. Mina saan aru, et turuosalised ehk Eesti tootjad ei ole ka kuidagi sellele vastu, aga ma arvan, mõistlik oleks tootjad, kaubandus ja võib-olla siis ka poliitilised osapooled tuua laua taha, et siis tekib see konsensus ka. Aitäh! Aitäh! Ja lisaküsimuse esitab kolleeg Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud peaminister. Hea tahte kokkulepped on väga toredad asjad, niimoodi ka see 1% teadusraha kokkuleppe, aga valitsus sellest taganes ja 1% teadusesse ei suunatud. Samamoodi tarbija käitumine on väga oluline signaali saatjana, aga suuri muutusi, eriti muutuvas keskkonnas niimoodi läbi viia ei saa. Et isegi rahvusvahelisse meediasse on munade hinnatõusu uudised jõudnud, ma arvan, et rohkem kui kunagi varem ja oodata, et tarbijad, kelle toimetulek on keeruline ja kelle jaoks näiteks munade hinnatõus on olnud ka tõsine küsimus, teevad vastutustundlikke valikuid ja otsuseid valitsuse eest, kes seda teha ei julge, et see on ka natuke ülekohtune. Aga et kas ma teie vastustest saan õigesti aru, et te panete vastutuse ikkagi tarbijate peale, kes peavad oma käitumisega ka hinnatõusu olukorras vastutustundlikult reageerima, aga valitsusjuhina teie ei näe, et valitsus peaks astuma samme, et kanade puurispidamine, mida tõepoolest ka Eesti näidetena on demonstreeritud, on julm, et valitsuse poolt ei kavatse astuda samme selle lõpetamiseks. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. Kas küsimusele saab vastata ei, et ei saa õigesti aru? Aga ma võtan vabaduse ennast selgitada ka veidi, et siis oleks me ühtemoodi saaks aru, et jah, meil kõigil tarbijatena on loomulikult võimalus teha tarku valikuid, et munade puhul on seal ka seesama see number koodis, mille järgi oskab igaüks ise vaadata, millisel viisil on siis lindusid peetud. Nii et selle järgi me saame tarbijatena ise valikut teha ja hinnata seda. Seda esiteks. Teiseks, kui te küsite, et kas valitsus ei kavatse astuda samme, siis seegi vastus on ei, et me kindlasti astume erinevaid samme ja seesama debatt juba sellel teemal, mida siis regionaal-põllumajandusminister ühelt poolt, maaelukomisjon teiselt poolt, erinevad osapooled, tootjad peavad praegu, ongi üks nendest sammudest ja mis saaks ühiskonnas parem olla, kui üksmeelselt lepitakse kokku, mis suunas minnakse. Et võib-olla siin on natukene sellist maailmavaatelist erinevust ka, et mina liberaalina usun, et kui ühiskonnas tekib arusaamine, kuidas, kuhu suunas minnakse koos ja sellel antud juhul siis näiteks Eesti toidutootjad ei satu ebavõrdsesse ja kehvemasse olukorda ja lepitakse kaubandusega kokku ja ka poliitilises sfääris öeldakse, et see on see suund, kuhu me läheme sellise ajaga üleminekuna, siis ma arvan, et see võiks olla nagu parim võimalik lahendus. Ettekujutus, et seadusega kõike kohe enne, kui kokkulepe on veel võimalik minna kehtestama, see on ka võimalik, aga ma arvan, et see ei too kindlasti nii head tagajärge. See pigem toob selle tulemuse, et kaubanduses müüakse endiselt mune, mis on kasvatatud puuris, meie tootjad on sunnitud halvemasse olukorda ja see tähendab seda, et meie enda toidujulgeolek ja võime siin toitu toota ka muutub kehvemaks. Ma kahtlustan, et sotsiaaldemokraatides ei ole sellele ka ühest toetust. Et seetõttu ma arvan, et me peame leidma võimalikult hea tasakaalu ja ma ütlen, et ma arvan, et see sõnum
et tootjad sooviksid sellist kompromissi otsida, nad on nõus vabatahtlikult üle minema. Küsimus on eeskätt siis ilmselt tempos ja kaubandusega osapooltega suhtluses, aga seda saab ju korraldada ja seda saate teiegi siin parlamendis korraldada, et selleks ju maaelukomisjon ongi. Aitäh! Suur tänu, sellega lõpetame tänase 7. küsimuse käsitlemise ja liigume edasi. Tänane 8. küsimus on kultuuriminister Heidy Purgale, küsib Riigikogu liige Peeter Ernits ja teemaks on kultuurkapitali seaduse adekvaatsus. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja, lugupeetud minister. Kohati mulle tundub, et Eestis ongi juba personaalriik, et kui mõni inimene on omade seas, siis see saab rahalist toetust, kui ei ole, siis ei saa ja vähe sellest, et kui midagi valesti ütleb, siis võib isegi saada kriminaalkaristuse. Jutt on siin Toomas Lepast, kes 14 korda on palunud kultuurkapitalilt toetust, 4 korda president Rüütli filmi kohta ja iga kord, et ei saa midagi. Aga küsimus on konkreetne. Et kulka seaduse paragrahv 16 punkt 6 ütleb, et nõukogu otsuseid ei vaidlustata. See on esiteks. Ja teiseks, Eesti Filmi Instituudi, seal on nüüd ministri määrus küll 7. jaanuaris 2019, te ei olnud siis, paragrahv 16 ütleb, et otsuseid saab vaidlustada küll. Ja minu küsimus on nüüd selles, et see vastuolu on ju ilmne. Tegevus on sama, jagavad raha, ühes saab vaidlustada, siis ei saa. Et millal te selle vasturääkivuse kavatsete kõrvaldada? Aitäh. Lugupeetud Riigikogu liige, aitäh selle küsimuse eest. No ma räägin kõigepealt kultuurkapitalist üldisemalt. Et kultuurkapital on olnud meie kultuuris väga silmapaistev kultuuri edulugu. See on toetunud aastakümnete pikkusele usule ja usaldusele, et meie kultuurivaldkondade esindajatest koosnevad sihtkapitalide nõukogud tunnevad ja teavad oma valdkonda ning teevad seetõttu ka parimad võimalikud toetusotsused. Ja mis on väga oluline siin juures, et selle kõige juures, selle kõige koormuse juures, mida kulka haldab, on ta ise vähe bürokraatlik ja halduslikult väga õhuke institutsioon. See näitab meie riigi ühiskondlikku küpsust, et me usaldame sihtkapitalide 7 liikme ühist ekspertiisi, mida võib pidada ka 2-aastaseks omamoodi valdkondlikuks parlamendiks. Ning see ekspertiis viib oma valdkonna jaoks parima tulemuseni. Ja minu meelest see kõlab kokku sajandid kehtinud põhimõttega, et kunsti hinnatakse tulemuse põhjal ja ka siis on hinnangud seinast seina. Enne teose valmimist või teose ettekannet saab ainult autorit või esitajat usaldada ja kui seda teevad 7 eksperti ühises arutelus, mille põhjal sünnib otsus, siis sellest peaks piisama. Usaldame ja eraldatakse toetus. Ei usalda ja toetust ei eraldata. Kultuurkapitali näitel tagab sõltumatuse ka sealt pidevalt vahelduvad ekspertliikmed. Nüüd saabki 2-aastane sessioon läbi neil, kes praegu Kultuurkapitali sihtkapitalides on ja järgmiseks aastaks valitakse uued. Kuna praegu on teie poolt esitatud küsimus raha jagamise õiguslikes printsiipides, siis kindlasti peab Kultuurkapital käituma Eesti seaduste kohaselt. Seadused teatavasti on aga tõlgenduste ja väga paljude vaidluste allikaks. Et ma toon siin ühe aastanumbri. Aastast 1995 kuni tänaseni on Kultuurkapital kokku 3 korral pidanud ennast kohtus taotlust mitte saanud otsuste põhjendamise eest kaitsma. See on päris pikk aeg ja vähe kaasusi. Nüüdne Artefilmi kaebus on tõepoolest 4. Ja seekord on see esimene, milles esimese astme kohus andis õiguse kaebale ja minu teada kavatseb Kultuurkapital selle vaidluse edasi kaevata, et saada parem õigusselgus, et kas on vaja Kultuurkapitali taotlustoimingutes muuta. Nii et see ongi pika taustaga, aga ma pidasin vajalikuks seda tausta ka edasi anda, selgitus ja vastus teie küsimusele, et kuidas edasi. Et Kultuurkapital on selle vaidluse
edasi kaevanud. Nende soov on saada parem õigusselgus. Teie aeg. Ja siis saame teada, kas on midagi vaja kultuurkapitali taotlustoimingutes muuta. Aitäh. Ja Peeter Ernits, teil on täpsustav küsimus, palun. Hea juhataja, lugupeetud minister. Jah, teine küsimus, te ütlesite, et kulka need nõukogud on selline nagu kultuuriparlament ja nende otsus on nagu lõplik ja õige. Aga teil on ka see teatrite rahastamise samasugune seltskond, kes on öelnud, et kellele raha, kes saab, kes ei saa. Teatrum ja ilma ja mitte ainult teatrum. Ja te ütlesite, et sellest kulka nendest ei saa minister üle sõita. Aga sellest parlamendist te sõitsite ju rahulikult üle. Kuigi ma tänan teid, et see oli suurepärane sekkumine, et teatrum sai need rahad. Nii et selle koha pealt see on positiivne teerulliga sõitmine üle nii-öelda kultuuriparlamendist. Aga küsimus on veel see, et nüüd tuleb selle kaughasartmängu puhul, et kas tuleb raha, nii et kas käsi kullas või mullas? See tuleb ka kultuurkapital ja minu küsimus on teile, kas teie arvate, et kas on käsi tuleb mullas või kullas? Kas tuleb raha juurde või vastupidi tuleb hakata öelda, et näe, raha ei ole, läks valesti? Aitäh! Ma tean, et mul on küsimus. Tänan märkamise eest. Proua minister, palun. Aitäh. Ja ma ootasin sissejuhatust, et andke andeks. Selles, härra Ernits, teie küsimuses oli mitu sellist põiget erinevatesse valdkondlikesse nüanssidesse. Et me rääkisime siin teatritest ja sellest raha jagamise viisist ja küsimusest, et kas see võis olla nagu õige otsus, mida minister tegi, või et kas see võis olla teoreetiliselt õige otsus, milleni komisjon jõudis. Et ma lihtsalt korraks puudutan oma vastuses ka seda, kuna te oma küsimuses antud teemale viite andsite, et me püüame seda määrust nüüd paremaks teha, et oleks ka seal suurem selgus ja oluline on kokkuleppe valdkonnaga, milliste kriteeriumite järgi on tänasel päeval kõige parem neid teatreid hinnata, et ei tekiks selliseid nii-öelda ootamatuid olukordi. Aga teie põhilisele küsimusele vastates, mis puudutab hasartmängumaksu seaduse muutmist, siis sellest on väga palju meedias räägitud ja väga erinevate aspektide läbi. Minu meelest on kõik külgnevused, mis seda ettevõtmist ja seda seaduse muudatust puudutavad, päris põhjalikult läbi arutatud. Erinevad eksperdid on oma arvamuse saanud öelda. Tähelepanu on juhitud võimalikele ohukohtadele, mis seda seaduse muudatust võivad ehk nii-öelda puudutada. Aga ministrina ütlen, et ootame ja anname siis aega, et kui see seadus nüüd rakendub uuest aastast, vaatame, kellel on õigus. Et ärme praegu enam spekuleeri, valitsus ja Riigikogu on teadlik, Eesti ühiskond on teadlik nendest ohukohtadest. Me oleme selgelt need sõnastanud ja ka tuvastanud. Ametkonnad, kes peavad vastavate siis teemadega tegelema, on need arvesse võtnud ja kindlasti oma töös neid nii-öelda näpuga järgides tähele panevad, et kas me räägime siis rahapesu ohust või muudest asjadest või kas või näiteks sellest, et kas hasartmängumaksu seaduse muudatus võib tuua kultuuri rohkem raha juurde või sealt raha välja viia. Et seda me saame öelda siis, kui seaduse muudatus on rakendunud ja anname sellele aega. Et hea meelega tulen siia pulti jälle sellel teemal teiega vestlema, kui meil on midagi juba käes. Ükskõik milline see olukord siis on, et olen avatud selleks diskussiooniks. Suur aitäh teile! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 8. küsimuse käsitlemise. Ja liigume edasi. Tänane 9. küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Aivar Kokk ja teemaks on registrite ja infosüsteemide keskuse loodud veebipõhine raamatupidamise ja arveldamisteenus. Ja Aivar Kokk, palun. Hea juhataja, lugupeetud peaminister. Me teame seda, et e-arveldussüsteem on meil pikemalt Eestis toiminud ja siin saalis, kui on seda teemat menetletud
ja need otsused tehtud, siis lepiti väga selgelt kokku, et väikeettevõtjatel, kellel on kuus arveid, esitavad alla 10, ei peaks tekkima maksekohustus, et nad saaksid kasutada seda e-arveldajat. Sellel aastal on esimest korda nüüd juhtunud selline olukord, kus ettevõtjatele on tulnud teate, et teil on makse tegemata ja niikaua kui makse ei ole ära makstud, te e-arveldajat kasutada ei saa. Kas te olete ka sellel teemal teadlik või on see kuskil tekkinud eriline olukord, et ma võin küll öelda, et on üks süsteem, kus saab maksta ka edaspidi, aga kahjuks sinna ettevõtjatele seda linki ei tule, et kasutage siis ühte teist arveldusvarianti. Aga praegusel hetkel ma pean tunnistama, et tänase hommikuni on viimase nädalaga mul tulnud mitmed ettevõtjate pöördumised, et kuidas see juhtuda on saanud, sest mina ei tea, et oleks muudetud korda, et kuni 10 arvet kuus peaks olema tasuta. Kas see, kui on antud kellegile eraettevõtjale see vahendus, kas neil on lubatud hakata küsima esimeselt arvelt, sest viimane kiri, mis mul tuli eile õhtul, nad ütlesid, et ta on ainult ühe arve see aasta teinud läbi e-arve ja nüüd on punases, uut arvet teha ei saa. Aitäh! Jaa, aitäh, hea küsija. See on üsna selline spetsiifiline küsimus, et kui te küsite, kas peaministrina või minuni on jõudnud selline info, siis ei ole. Aga selleks meil infotunnid ongi. Et vahel selgub, et küsitakse infot, vahel antakse. Antud hetkel tundub, et antakse. Et selle e-arveldaja mõte on, ja nii palju kui mulle on teada, ja võib-olla midagi nüüd on muutunud, aga kasutamine peaks uue kasutaja jaoks olema esimesel aastal tasuta. Sest tema mõte on see nii-öelda ütleme, alustaval sellisel mikroettevõtjal, et ta saaks oma raamatut pidada ja et oleks välja arendatud sellise elementaarse põhifunktsioonid. Et selle kasutajaid on umbkaudu, vähemalt hinnanguliselt umbes 35 000 ettevõtet. Ja see kindlasti on olnud abiks väikeettevõtjatele, aidanud üle minna e-arvetele, mis muidu võib-olla võtaks kauem aega, et see on selline nagu üldine info. Ja nüüd veidi spetsiifilisemalt, et üldise sellise riigi IT ja IKT korrastamise raames, me oleme ka seda avalikult öelnud ja koalitsioonileppeski ära maininud, et vaadatakse üle kõik teenused, mida riik osutab, et on teenused, mida võiks erasektor osutada. Ja täna rõhutan on kaalumisel, mitte otsustatud, aga kaalumisel analüüsi tehakse selle sama teenuse andmine eraturule. Et oleme siis kausad, ka eraettevõtjad ütlevad seda, et selliseid platvorme ja programme on päris palju üksjagu ja eraturul pakutakse ka täiendavate funktsioonidega lahendusi, mitmed sellised mugavuslahendused juures, nii et ega ilmselt ei ole mõtet ka erinevaid lahendusi omavahel dubleerida. Justiits- ja Digiministeerium tegeleb selle analüüsiga, kas seda võiks erastada, seda teenust, kas see oleks teostatav, mida see kaasa tooks üldse, kuidas see puudutaks kasutajaid, kuidas erasektor seda võiks rakendada ja kuidas see siis oleks kasutajate jaoks ka hinnaliselt ja üleminekuliselt ja kõike muud. Nii et need plusse miinused tuleb kaaluma hakata, et täna veel enne analüüsi ei oska hinnata. Aga jah, sellega ma olen üldjoontes nõus, et see tagasiside sellele e-arveldajale on päris positiivne, et kui vaadata üldist sellist hoiakut ka, mis on tulnud turuosalistelt ja selle kasutajatelt, öeldakse, et kindlasti on teisi lahendusi ka, aga ta on üldiselt selline, vähemalt alustamise baasiks on nagu mugav. Aga see info jah, mis mul on, et see on esimene aasta on tasuta. Aitäh! Aitäh! Ja Aivar Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh kõigepealt tänud vastuse eest. Aga ma mäletan väga hästi, kui see teema oli meil rahanduskomisjonis ja me leppisime kokku ja see praegusel hetkel ka peaks kehtima. Teil on õigus. Esimene aasta on tasuta, aga seal on järgmine klausel. Kui ettevõte teeb kuni 10 kannet kuus, siis kuutasu võiks olla samamoodi 0 eurot.
ja kui on juba suurem, siis tuleb 50 kuni 50 kandeni on siis 5 eurot ja nii edasi. Aga praegusel hetkel on tekkinud olukord, et keegi on kasutanud võimalust ja alustanud siis ka esimese arve esitamise järel küsima ka selle teenusest raha. Ma mäletan, see diskussioon oli väga pikk ja see otsus tehti siin samas saalis kokkuleppeliselt, et kuni 10 arvet on tasuta. Ja see oligi see mõte, et väikeettevõtjatel ei tekiks seda koormust. See on tegelikult riigile kasulik, et ettevõtjad esitavad e-arve kaudu, kuna siis on võimalik seda kõike digitaliseerida, kulud on väiksemad. Et kas te lubate seda, et te palute omal rahandusministril või kellelgi selle poolega tegeleda, et kui on kokkulepped, siis need kokkulepped peaksid kehtima. Aitäh! Jaa, aitäh! No, kuna ma teie käest esialgse informatsiooni praegu saan sellisel kujul täpselt, nagu te seda esitate, siis kindlasti edastan selle informatsiooni või täpsemalt küllap infotunnis edastatakse maagilisel moel rahandusministrile ja Rahandusministeerium vaatab peale. Aga jah, veel kord, ma nüüd täpselt ei tea, millisele kokkuleppedele viitate, aga küllap asjaosalised kindlasti teavad ja leiavad selle üles ja saavad vajadusel ka teilt küsida selle üle. Nii et täpsustame selle siis ära, et mis detailid seal on. Mina kirjeldasin, milleks see programm tarkvara on ja mis on selle analüüsi tegevus, et keegi üllatuks, et mis analüüsi seal tehakse praegu. Et üldine trend pigem on, et riik eraturul ikkagi vähemalt selle valitsuse vaatest, liberaalse parempoolse valitsuse vaatest ei peaks nende teenustega konkureerima, mida eraturg suudab osutuda, aga sellel programmil on olnud jah tõesti mõte, et väiksemad ettevõtjad siis saavad mugavalt üle minna ja alustada ja e-arveid kasutada. Nii et jah, ma edastan selle info ja loodetavasti siis saab suhelda rahanduskomisjoni debatti. Mina ise ei ole rahanduses, mina olen majanduses olnud, seetõttu ilmselt ei tea. Aitäh! Suur tänu ja sellega lõpetame tänase 9. küsimuse käsitlemise. Me jõuame veel avada ka 10. küsimuse. Ei ole kindel, kas me kõiki 3 küsimust saame käsitleda, aga 10. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Anti Poolamets ja teemaks on USA, Euroopa Liidu suhted. Anti Poolamets, palun. Lugupeetud peaminister, tõepoolest siin äsja plahvatas pomm, mis puudutas USA uut julgeolekustrateegiat ja päris kõhedust tekitav on lugeda Euroopa ja Euroopa Liidu kohta käivat. Tsiteerin, Euroopa majanduslik allakäik on tegelik ja tal on koguni võimalik terve tsivilisatsiooni häving. Samuti suurte Euroopat ohustavate tegevuste hulgas on näha, et Euroopa Liit ja teised rahvusvahelised ühendused kahjustavad poliitilisi vabadusi ja riikide suveräänsust, migratsioonipoliitikad, mis transformeerivad kontinendi ja loovad tohutud vastuolud ja tülid ühiskondades, vaba sõna allasurumine ja poliitilise opositsiooni allasurumine, alla käivad sünninumbrid ja rahvusliku identiteedi ja enesekindluse häving. Ja kokkuvõtteks tõdevad nad veel seda, et kas me ikka NATO lepingu kirjutasime samade rahvastega alla, kui rahvastik mõnekümne aastaga täielikult Euroopas muutub ja põliselanikke ähvardab vähemusse jäämine. Vaadates seda olukorda, siis tundub, et paljude Euroopa riikide ja USA vahelt on must kass läbi jooksnud. Teisalt on võimalik ikkagi USA-ga häid suhteid hoida, kui me oma demokraatia standardeid kõrgel hoiame, kui me ei mahita massiimmigratsiooni. Ja paljud need punktid on need, millega teie erakond tegeleb, mahitab massiimmigratsiooni, ähvardab sõnavabaduse allasurumisega. Et kuidas te selles olukorras ja uue julgeolekustrateegia raames meie suhteid näete USA-ga? Aitäh, härra peaminister, palun. Ja aitäh, hea küsija. Kindlasti aktuaalne teema, et ma mitu süüksest mõtet ütleks, et esiteks sellised piirjooned
strateegias kirjeldatud poliitika põhijooni, neid me oleme näinud ju uue administratsiooni ametisse tulemisest. Öelda, et me oleme vapustatud või üllatunud, minu meelest oleks natukene paljuvõitu. Ja ma ütleks, et meie lähtume ikkagi sellest, mida me oleme avalikult öelnud ja mis on meie poliitika nii-öelda põhijoon. Et me hoiame Euroopa ja Ameerika liitlassuhet, transatlantiline liitlassuhe on väga oluline. Nagu Poola peaminister Donald Tusk kirjutas ja minu meelest väga hästi kirjutas, et Euroopa ja Ameerika on siiski demokraatliku maailma ja reeglitepärase maailma tagamisel väga olulised liitlased, olnud seda aastakümneid ja on ilmselt ka tulevikus. Ja kui vaadata, mis meid kindlasti ühendab, on ikkagi see arusaamine, et Venemaa on Euroopale, aga kogu Atlandi alale tegelikult ikkagi eksistentsiaalne oht, aktuaalne oht, sest ka Ameerika täna pingutab ja seda me kindlasti hindame, et Ameerika president ja administratsioon pingutavad Venemaa agressiooni taltsutamise nimel Ukraina tingimustel loodetavasti õiglase ja püsiva rahuni jõudmisega. Nii et ja lisaks, et enesekindluse mõttes ma siiski ütleks, et ega Eesti positsioon ei ole ju muutunud, et me oleme selle positsiooni juures olnud pikemat aega ja täna loodetavasti võetakse siis vastu riigieelarve, kus meie riigina sõnastame sedasama, mida me ootame ju Euroopalt ja mida tegelikult ka Ameerika Ühendriigid oma sõnumiga ootavad Euroopalt, et ise tuleb vaba ja jõuka piirkonna turvalisuse tagamisse panustada. Täna teeme meie otsuse, loodetavasti parlament teeb otsuse veel täna, et riigieelarves kaitsekulud on üle 5% SKP-st. Sarnast panustamist vaba jõuka piirkonna turvalisuse tagamisse oodatakse kogu Euroopalt ja ma arvan, et see sõnum ei ole meil uudis, et sama sõnum tuli president Trumpilt ka tema esimesel ametiajal, kasvatas NATO kaitseinvesteeringuid ja ma arvan, et ka sellel ametiajal see sama joon jätkub, et tulebki kaitsesse rohkem panustada. Meie vaatest on see ju mõistetav ja me eeldame, et meie liitlased sinna rohkem panustavad ja panustame ise ka, nii et jah, ma küll niisugust vapustust ja üllatust ei oska kirjeldada, pigem tuleb lihtsalt ise rohkem oma kaitsesse panustada, ise tugevam olla. Aitäh! Suur tänu! Kuna meil on küsimuseks ette nähtud 2 minutit ja vastamiseks 3 minutit, siis rohkemateks küsimusteks meil tänases infotunnis enam aega ei jätku. Ma tänan kõiki Vabariigi Valitsuse liikmeid ja tänan Riigikogu liikmeid aktiivse osaluse eest. Me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.